KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Kallaste ja minuga on siin täna Ülar ja Ott. Tšau. Joo. Ärevad ajad, inimesed on ärevad, inimesed on kurjad, olge valmis kuulajad. Ott on sõja mandril praegu täna. väga hea. Aga jah, nagu me siin teeme 2 korda nädalas, oleme teie feedides ja teeme siis täna teeme preview week 16-le ja vaatame siis väikse arutelu ka. Meil tuli üks siuke tore mõte, kus võiksime peatuda natukene, aga enne seda käime kiirelt mingid asjad läbi. KVR3.ee, saate merchi, ikka, saate tasse, saate mütse, saate särke, saate Hall of Fame'i, saate ennustuste tulemusi, saate igast asju KVR3.ee-st. Siis Olipetist saab pettida. Kõige paremad koefitsiendid NFL-i pettimiseks Eestis on Olipetis ja iga Oliboost, mida te siis kasutate, Oliboostit siis on seal selles spordimenüüs ilusti saadaval Ameerika jalgpalli või üleval tegelikult, aga Ameerika jalgpalli all on vist ka. Ei ole vist, nad on Oliboostide menüüs. Aga jah, ühesõnaga, kui Olibooste kasutate, siis toetate podcasti ka, nii et oleme tänulikud kõigile, kes seda teevad. Ja siis meil on nüüd hooaja lõpupoole ennustusmängu paneme edasi, aga nagu ikka, siis meil on iga-aastane see play-off'i bracket ka, et Ülar me just siin enne arutasime, mis formaadis seda teha, aga me vist nii palju saame praegu ära konfirmida, et me seda teeme. Jah, ja arvatavasti jääb bracketi nagu formaati lihtsalt, mis platvormil seda peab üle vaatama, mis seal, sest et see, kui mida me eelmine aasta kasutasime, on natuke muutunud, ka selle samamoodi olemas see ka, et selle täpsustame üle, aga siin jah, lähinädalatel, siin peale jõule arvatavasti announcime välja ka, et saate juba hakata mõtlema selle peale, et tundub ju, mis meil on, tegelikult mõlemas konverentsis on reaalselt on 9 meeskonda mõlemas konverentsis elus 7 koha peale, sest NFC-s on Tallas ka teoreetiliselt, aga need peavad kõik mängu võitma ja Eagles kõik mängud taastama ainult ja Eagles mängib 2 korda Washington. Et seal on lahtine, aga jah, ühesõnaga jälgige siis meie sotsmeediat ja kõike seda, et siis saame play-off'i peale saab ka natukene ennustusmängu teha, et kes on varem mängid, ega midagi suurt ei muutu, aga vaatame, kus ja kuidas seda siis teha, aga anname sellest teada. Ja üks asi veel, tahaksime õnnitleda Karl Petersoni, kes tuli siis Old Dominioni ülikooliga või võitsid Cure Bowli hooaja lõpus, et nad kogusid siis 10 võitu ja 3 kaotust hooajaga, alistasid siis South Florida ülikooli, see oli siis eile öösel või? Neljapäeval lindistame 24:10, et loodetavasti saame Petsiga varsti podcastis ka juttu ja saame kõik need hooaja detailid ja siis pusime tuleviku kohta, mille kohta ta vastuseid ei anna, aga me ikka pusime, sest me proovime ajakirjandust teha siin. Aga jah, ma ei tea, keegi meist vist, Ülar, sa vist ei vaadanud seda mängu, ma klõpsisin ka highlightsid läbi, aga väga nagu Eesti poissi väga silma ei jäänud, aga ta on selles mõttes ikkagi Division 1 hooaeg on rets saavutus, eriti arvestades, mis teine bowl winner siis ju. Hunt võitis ka ühe vähemalt, ma ei tea, kas ta varem võitis Hawaii bowli oma viimase mängu ta võitis küll, aga ja saab oma bowli sõrmuse kätte. Nagu siis sa üldjuhul peale iga pooli võite saab sõrmuse kätte. Et nagu see on nagu vinge asi ikka ja nagu võib-olla tõesti ta mängis natuke vähem, kui ta ootas enne hooaega, kui sa tahad tagasi minna otsi see episood üles, me rääkisime taga enne hooaega, mis ta ootused olid. Võib-olla ei olnud siuksed, aga nagu see on Ameerika jalgpalli sport, see ei lähe kogu aeg niimoodi, nagu see, mis sa eeldad, sest et sa lõpuks saad ikkagi Eestis kutt, kes kompiidib vendade vastu, kes on sündinud seda mängu mängima või väiksest saadik vaata. Et see, et ta juba sinna jõudnud on full score'is peal, see on juba väga-väga suur saavutus, et nüüd lihtsalt natukene on aega kohaneda ja nüüd siin off-season oli kõvasti tööd näha ja poisil on 100% võimalus mängida sellel tasemel nagu väga hästi, et lihtsalt läheb aega teinekord vaata. Just, et igal juhul Pets palju õnne ja kui Eestisse tuled, siis tule mängi flagi ka meiega, lähme Kopenhaagenisse jälle koos võib-olla, et Karl Peterson siis kurikuulsalt skooris Tallinn Bay Bowlersi esimese touchdowni välisturniiril, kui me Kopenhaagenis käisime eelmine aasta või vabandust, see aasta see kevad. Aga jah, kes tahab flagi mängida, kui me juba flagist räägime, tulge siis teisipäeva õhtuti kell 8:30 Tallinnas Sõla staadionile, saatke oma neiuke ka või tegelikult Tallinn Diamondsi trenn algab siis üldjuhul 7, 1,5 tunni enne meie oma. Tegelikult need Tallinna teemantit on juba meie trennis ka mängimas käinud ja päris asjalikult pikad on seal paar tükki niimoodi, et väga tublid on nad ja tempo on täitsa meie tempoga ka juba harjunud. Ja siis loomulikult... Kas meil on piisavalt, et nagu mängima ka minna ainult naiste omasi või ei ole veel või?
Neil on, noh, flag on 5-5, minu arust nagu kui kõik kohal on, siis neil on 5 olemas, aga noh, ideaalis tahaks paar vahetust. Ja, sul on vaja paari. Aga noh, meie idee, noh, selles mõttes siin kuulajad võivad ikka teada, sest noh, nad on niikuinii selle asja sees, et noh, me tahaks korraldada mingi Eesti sündmuse ja noh, võib-olla see kõige suurim eesmärk oleks siis, et saaks selle naiskonna korra välja panna lihtsalt, et et saaks seda nagu noh, mitte reklaamida vaid lihtsalt, et noh, korra nagu meediale ka öelda, et kuule, et noh, neiud mängivad meil ka. Et, ja. See oleks vinge, aga noh, paar tükki veel juurde siit kuulajatest, kui te teate kedagi, kes tahab veits, võib-olla kes on spordile natukene, pole enam sporti teinud nii palju, aga tahaks mingit uut ala proovida, sest nagu see on päris hea siuke, kui sul on mingi kergejõustiku background, sul on mingi kossu background, siis see on nagu suht ideaalne sport, mida proovida. Mul on paar tuttavat tegelikult on väga huvitatud, aga nad elavad kõik Tartus. No siis saab Tartu ka teha, no fuck it. Äkki peab läbi arutama seda asja ja ma just midagi mõtlesin, et järgmine kord, kui treffame, siis oleks midagi pakkunud, aga kuulutame. No Oti teise poole käest peaks päris palju infot saama, võib-olla tal on seal veel vaata, aine. Ja ma tean, meil Üke treener mängib ka samas naiskonnas ja tema on väga huvitatud, et selles mõttes siin nagu neid naiskonnas on inimesi küll samamoodi, sama taustaga nagu mina, et terve ju sügise kuni kevad sa paned kossu aega ja siis suvel pole nagu põhimõtteliselt midagi teha ja see on siuke veits seamless üleminek ka, pluss Tartus on ka tegelikult väga kõvad Ultimate Frisbee naised, mis on nagu... selle sealt oleks päris, mitte lihtne, aga on päris okei transition ka ju tuua. See on põhimõtteliselt täpselt sama spordi idee poolest. Et jaa, tooge või andke märku, kui tahate tulla, et lahe sport ja tõesti, noh, selles mõttes kasvulava on nagu täpselt praegu, esimest korda ja täpselt praegu. Ja siis loomulikult, kuna Tartu Titansi QB meil siin istub, siis kui tahate Ameerika jalgpalli mängida, päris Ameerika jalgpalli, siis Tartu Titans ootab alati inimesi vastu, et praegu vist aasta algus Ott tuleb nagu selles mõttes kruvimini üles, et pigem nagu siuke conditioning ja selline värk, aga väljakule vist lähte juba tegelikult vist paari kuu pärast. Jaa, ma nüüd pean siin piinlikkusega ütlema, ma ei mäleta täpselt, mis see kava oli, meil on märtsi lõpuni nagu pandud juba põhimõtteliselt kuupäev paika, kus ja täpselt mida me teeme ja 1. veebruar või sealkandis tuleb meil ka nii-öelda siis combine põhimõtteliselt. Ehk siis me teeme ka päriselt need shuttle testid ja kõik siuksed asjad ära, aga see eesmärk pigem on nagu see, et saada nii-öelda enda kohta mingi benchmark ja siis kuna meil on ju pundis Tiit Kallavus, kes on võlur ja igasugune tore muu asi selle osas, et kuidas saada inimene õigest kohast õige tugevaks, siis nagu see annab võimalusi nagu mingeid personaalseid kavasid teha inimestele, et see on nagu meil põhiprioriteet alguses, aga see ei tähenda jah, et me väljaku peale siin varsti ei läheks, et selles suhtes mina nagu arvan, et trendidega, kui sa liitud juba praegu, siis mida tugevam põhi sul all on, seda lihtsam on sul ka seal väljakul asju teha, et selles mõttes see mööda külge nagu nii maha jookse, et olge aga julged, võtke ühendust, liituge nagu nii ja Pets, kui sa tuled, siis ma ei ole veel sinule palli saanud visata ega väljakul tõesti magada, nii et selles mõttes tule Tartu ka, et see ei ole mingi distants seal Tallinnast. Tõmbab Ott Eeriku ja Karli uuesti väljakule nagu vanadel aegadel. Aga no siis peab nagu Tarvoga kuradi ma pargis trenni tegema praegu. Nagu ta... jah, see on insane, man. See on football kai nagu see. Päev iga nädal pilte, kuidas ta on täiesti pimedas kuskil, ma ei tea, kus karu perse augus. Ja Tartu ei ole suur, vaata. Suva platsi peal kuskil. Hei, joo, mis te teete? Tüüp jookseb lõike kuskil pimedas. Okei, I see you. Ja mingid vennad seal käivad rammukoopas kelke ja asju lükkamas, et see on, töö käib, ütleme nii, töö käib, see ei ole mingit talveund meil siin titaanidel, ütleme nii. Titaanid ei maga. Jah, ühesõnaga, sotsiaalmeediast igalt poolt saate infot ka ja kes teab, võib-olla siin kevade või mis iganes poole tuleb üks fantasy karistuse tore video ka, vaatame, kuidas seda vormistama peab. See on väike sneak peek kuulajatele. Aga jah, liigume siis week 16 juurde, lähme NFL-i juurde, aga nii palju siis tegelikult peaks enne ütlema, et me lindistame seda täna neljapäev 18, aga te kuulete seda reedel, et öösel vastu pühapäeva, laupäeva öösel vastu pühapäeva algab siis kolledži play-off, aga öösel kell 3 on siis Alabama, Oklahoma, aga laupäeva õhtul kell 7 on Miami, Texas A&M ja siis on Tulane ja Ole Miss ja siis on veel James Madison ja Oregon ka.
ja siis aasta lõpupoole, ongi aastavahetusel on teine round ka, et saame NCAA footballi vaadata täitsa normaalsel kellaajal Eesti aja järgi. Ja see Oklahoma ja A&M mäng, Miami ja mäng päris hea ka olema, et kui sa tahad kõrge kvaliteetset kolledži puitu vaadata laupäeval, siis sa saad vaadata, sest et laupäeva öösel hakkab NFL ka see nädal on siis see erinevus ka vaata, et NFL-i mängud hakkavad juba laupäeval vaata ja siis, aga need mängud ei lähe ennustusmängu sisse, et ennustusmäng on ikka samamoodi, et need ennustusmängu lähevad ainult mängud, mis hakkavad pühapäeval kell 8 Eesti aja järgi ja peale seda. Just, aga jah, enne kui me nende mängude juurde lähme, siis tegelikult meil tuli jutuks siin omakeskis lihtsalt siuke arutelu teema ja see on nagu ikka, et need hooajad hakkavad läbi saamas. Mida kaugemale hooajas jõuad, seda rohkem hakkad arutama neid play-off'i pilte ja tugevaid tiime ja kes veel mahub play-off'i, kes on üks seed, kes võidab oma divisioni ja kõik see. Ja siis me jätame tihtipeale need, lihtsalt loomulikult jäävad nagu need teised tiimid, need halvemad tiimid nii-öelda jäävad nagu tahaplaanile. Aga me mõtlesime siukse võib-olla kavala manöövri, et kuidas nagu nendest rohkem rääkida ja siis me mõtlesimegi, et me võtame täna korra luubi alla NFL-i quarterbacki olukorrad, aga hoiatuseks lihtsalt kõikidele fännidele, kellel on QB justkui paigas, et siis teist me vuristame üle ja me pigem võtame oma suuna, võtame sihi nende tiimide poole, kes on natuke prügid, kelle fänne meil on ka õnneks, nii et saame neid asju arutada, aga Ülar, ma isegi ei tea, kuidas me nagu alustame, kas me lihtsalt loeme need tiimid välja või? Vaata see algus on see ka vaata, et kas NFL-is on üldse, tänu selle Philip Riversi tuleks vend, kes pole 5 aastat NFL-is mänginud ja siis ta tuleb ühe nädalaga väljakule kohe ja mängib enam-vähem adekvaatselt, vaata, sest tal on 2 kõrva vahel kõik paigas, vaata. Ja see on siin nädala jooksul päris palju nüüd siin nagu spordimeedias ka läbi käinud, et kas NFL-is on quarterbacki development probleem, vaata. Vaata, see on see asi, mis tõi ka nagu Kallaste tõi alguses selle küsimuse välja meile, arutamist tuli see küsimus siin otsa, need on jumala hästi omavahel kokku ja ma kuulasin just Rich Eisonil siis oli see Rich Eisonil oli Mark Slerrett oli külas, Denveri Foxi kommentaator, kui ma eksi on ja vana Denveri ründeliini mängi, kes võitis 2 Superbowli ka ja ta ütles, kuidas ta rääkis hooaja alguses ühe meeskonna GM-iga, obviously nad ei ütle, mis GM-iga, aga sa võid eeldada millisega, mis meeskonnaga ta koostööd teeb, on ju. Siis ja ta ütles otse välja, see NFL-i GM, et NFL-is on quarterbacki käsi on ropult, aga see, mis 2 kõrva vahel, seda väga vähe. Ja see hea point küll, et sul on, NFL on võib-olla rohkem läinud selle füüsilise talendi poole siin viimastel aastatel, on ju. Ja nüüd tundub, et kui Philip Rivers tuleb selle nuudli käega, me nägime neid visked oli nagu pardid, vaata, ja ta suutis mingil määral edukas olla, sest ta suutis selle palli panna õigel ajal õigesse kohta, vaata. Ja ta suutis panna oma meeskonna kõige parimasse situatsiooni iga play, sest ta teab seda rünnet, vaata. Et kas meil on nagu, kas NFL-is on nagu legitilt quarterbacki developmenti probleem, et kas meil oleks vaja liigat? Yeah. Äkki Euroopasse saate mõned tüübid, see lihtsalt, kes tahab, kellel oli silmis või kellel jäi feed'i ette see Kirk Cousinsi pressikonverentsi vastus ka, kus ta võrdles siis seda coverage read'i ja progression read'i, et ka sellised väiksed nagu vaated lihtsalt sellesse QB elusse, aga Cousins ma kujutan ette, et liigub samas kursis, mis Rivers praegu võib-olla vaata, Cousins ka praegu nagu on nuudli käsi, eks ju, aga 3 aasta pärast, kui kellelgi on QB-d vaja, siis Kirk Cousins võib-olla on täitsa nagu võimalik prospekt, et Ott, ma ei tea, mis su arvamus sellest Ülari küsimusest nagu on, et development, et me draftime Anthony Richardsoni top 4 selle asemel, et ja mõtleme, et küll mõtleme midagi välja selle asemel, et vaadata tüüpi, kes võib-olla Bo Nix, kes oli samas draftis ja mängib praegu palju paremini, siis tundub, et ta loeb kaitset paremini. Minu nagu see arvamus sellest kohast on see, et mingitel tiimidel, nagu siin ilmselgelt tiimid ei ole võrdsed, et ei taha küll kellelegi siin puid panna, aga Cleveland Browns nagu ei ole päris võrdne. Kohe oma coaching meeskond. Ja ma tean jah, selle pärast võtsin seda, aga Browns ei ole päris võrdne näiteks Ramsey'ga või McVay'ga või Kevin O'Connelliga, kuigi neil siin ka Mr. Nine nagu on teinud, on võib-olla vastuargumente proovinud tekitada sinna, aga noh, jah, selles mõttes jah, kuidagi nagu see quarterbacki olukord, ma ei tea, kas ta reaalselt on kunagi üldse olnud nii, et sul, tegelikult mingid näited on, kus on võetud quarterback'id on nagu nii-öelda kasvanud, aga see on kõik nagu naturaalselt minu arust toimunud. See ei ole päris see, et võta Jordan Love ja võta Packers üldse, et sa võtadki quarterbacki, kes istub, kas see nüüd on nii-öelda quarterbacki development või see ongi lihtsalt võetud selle mõttega, et kuule, et me ei tegele sinuga, aga nagu tegele iseenda, kui sa mängida tahad. Ja meil on nagu fame quarterback ees. Ja võib-olla Backersil oli raske ennustada, et Rodgers võidab 2 MVP-d vihast selle peale, vaat et nad võib-olla tahtsid järgmine aasta Laavi mängu panna selles mõttes, aga nagu 100%.
100% ja teine teema ongi see, et kui sa mõtled selle peale, kui sa arendad kedagi, kas sa peaks ta kohe tulle viskama, et näiteks millest Quinn Evers ütles ka jumala õigesti selle kohta, et nii-öelda, et kuidas sa et mis sa tunned erineb sellest, kuidas sa mängisid kolledžis versus nüüd, et sa oled NFL-i starter, siis ta ütles, et see on kind of lihtsam, sest sul ei ole vaja koolis käia vahepeal. Et selles mõttes sul on, kui sa istudki seal pingi peal, istudki kas või Tua taga, kes ei ole mingi, ma ei tea, prime example või eeskuju, kuigi ta nüüd tundub, et ta on päris okei isegi on. Et selles mõttes, et sa lihtsalt saad rohkem kulutada aega NFL-is, et ise ennast developida ja seda, et ma arvan, et NFL-i tiimidel võib-olla ei ole mingi nii-öelda super mingi developmental mingisugune asi, et sa ikkagi eeldad, et sinu juurde tulnud mängija on niivõrd ise valmis, et ta individuaalselt saab hakkama iseenda arendamisega ka. Aga jah, et selles mõttes see on hot topic küll ja mul on siuke tunne, et mingid tiimid mõtlevad selle rohkem kui teised, aga see kindlasti oleneb ka sellest, mis su quarterback situation on, sest kui sul ei ole Aaron Rodgersit või Brett Favre'i, kelle taha istutada mingi mängija, siis sa ei saa teha seda, et umbes, et kelle sa sinna paned sinna, sul ei ole eeskuju. Ja kui sa raiskad selle aja ära, vaata, sa raiskad selle 3 aastat ära ja siis ta ei toimi, siis kurat hakkab nullist pihta. Ja võib-olla su tiim on võimalik võita praegu ja siis sa paned noore mängu ja siis sa ei võida, vaata, see on teine pool, et sest võtta see Jordan Love'i case, tegelikult talle pidi ju ka kohe maksma ja see tegelikult suht siuke, et kas me oleme piisavalt näinud, kas me ei ole piisavalt näinud. See oli tegelikult 8 esimest mängu oli halb ja siis pärast viimased 8 mängu olid väga hea. Ja siis nemad tegid selle otsuse, neil kind of joppas ka aga ütleme, Backers on väga-väga õnnistatud on selle kogu värgiga, et Brownsil reaalselt ei olegi võimalik siukest asja teha, liideril ei ole. See, et nad selle Watsoniga gamblesid ja lendasid ahtrisse on nad on jälle samas kohas enne, Flacco ei ole seal mingi eeskuju ja oleme ausad, Flacco mängustiilist ei saa 20-aastane quarterback, kelle jalad all on ka midagi võtta, ta ei jookse kunagi. No aga tegelikult saab ju. Tegelikult saab, aga kas ta on valmis seda tegema ka, vaata. Jah, aga Flacco on ise ka öelnud, et ta ei taha õpetada füüsiline pool on sabi, pigem on see, kuidas sa loed, just see sama Kirk Cousins, kas sa oled progressive, kuidas sa coverage'it loed, vaata. Kõik see asi, vaata, kuidas sa filmi vaatad, kõik siuksed asjad, vaata. Ma olen Flaccost nii palju välja lugenud seda, et ta pigem on need oma rollid võtnud sellega, et ma ei ole siin, et siin mentordada. Ja, aga vaata, seda sa just ütlesid ka ju. Sa ju just ütlesid ka, vaata, et see on tema asi seal taga istuja. Vaata, Rodgers ütles sama ju, Brett Favre ütles sama. Kui Rodgers oli parem. Jah, Flacco ju tegelikult selgitas seda ka see aasta nüüd, vaata, kui Sheduri tsirkus tuli, siis talt küsiti ja siis ta ütleski, et ta ei mõelnud seda otseselt nii, et ma ei räägi selle inimeseks. Lamar on näiteks öelnud, et Flacco oli väga hea tiimikaaslane, aga jah, Flacco ei istunud sinu kõrvale maha ja ei rääkinud et näe nüüd, kui seda coverage'i näed, siis tee nii, lihtsalt Flacco ütles, et vaata, mis ma teen. Aga lihtsalt kuna Ott mainis seda nime, siis võib-olla see kõige suurem uudis, mis ka meid kõnetas seda teemat rääkima, siis see, et Miami Dolphins, tegelikult Ott mainis 2 nime isegi. Miami Dolphins otsustas siis tuua Tagovailoa, mitte shutdown'id, aga pingile panna siis hooaja lõpuni, mis tiimi ehituslikult poolest on loogiline mõte ja Quinn Ewers siis on starter nüüd. Ja Zach Wilson on ka selles tiimis vist tegelikult, mis on lihtsalt huvitav. Zach Wilson on backup ja Tua on siis emergency quarterback, põhimõtteliselt shutdown'itud, jah. Et põhimõtteliselt Tua visati, et me anname pigem nendele 2 võimaluse, et jah. Aga jällegi võib-olla Zach Wilson ka võib-olla teises kohas tegelikult on parem, eks ju, aga lihtsalt sellepärast meil tuli, et ma mõtlesingi, et ma lihtsalt loen korra need tiimid, kes me ütleme, et on paigas nii-öelda. Jah, järgmiseks aastaks, et me ei võta pikemat perspektiivi, kuna siin on lepingu küsimus ja kõik need, aga järgmine aasta ja siis me hiljem vaatame ka siis mõned huvitavad nimed, kes võivad liikuda. Aga Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, LA Chargers, New England Patriots, Green Bay Packers, Dallas Cowboys, Chicago Bears ja Washington Commanders on kohe kindlalt paigas. Joe Burrow ja Cincinnati Bengals on paigas, lihtsalt Burrow on öelnud väga huvitavaid kommentaare, et ta ütles, et talt küsiti otseselt, et kas sa näed ennast järgmine aasta Bengalsi eest mängimas, ta ütles, et ta ei näe muud varianti ja siis talt küsiti, et kas sa näed ennast kuskil mujal mängima või et kas sa oled mõelnud kuskil mujal mängimise peale, sest et ma mõtlen igast asju, mis okei, davai. Ramsil on hästi palju pikke ka, sest ma sellepärast räägin. Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence on teinud piisavalt, Denver Broncos, Bo Nix teeb piisavalt, Houston Texans ma kahtlen, et CJ Stroudist järgmine aasta kindlasti ei lähe kuhugi. Philadelphia Eagles, Jalen Hurts ja San Francisco 49ers, Brock Purdy, Detroit Lions ja Jared Goff ja siis on 2 vanameistrit, LA Rams ja Pittsburgh Steelers, siis Matthew Stafford ja Aaron Rodgers, kes on vist mõlemad öelnud, et nad tahavad mängida, aga ütleme, vanus on seal paigas ja kui Rams peaks näiteks Superbowli võitma, ma ei oleks üllatunud, kui Matthew Stafford lõpetab, aga ma ei tea, Ülarott argumente nende nimede vastu, nende tiimide vastu vist ei ole? Ei ole, sest sul on
Stafford ja Rodgers on ainukesed, aga nagu me ei hakka, siin pole mõtet vaata, see oleneb nii palju, mis nad teevad see aasta, vaata. Ja kui Steelers võidab Superbowli mingi läbi, Rodgers on 100% retire'ib. Aga kui Rams võidab, Stafford ei pruugi olla retire'inud, vaata. Aga see on jah siuke, need kaks nime on siuksed, mis me peame rääkima off-season'i, kui me teame, mis nad teevad. Ülar ütles, et Pittsburgh võidab Superbowli ja ma kallasin vett omale peale, nii et see lihtsalt on Pavelil on oma puudu, Ülaril on enda oma. See on nii reaalne stsenaarium lihtsalt selle peale. Wow, hot take. Head spit take ei teinud, vaata kaamerasse. Ja siis on kaks nime veel tegelikult, kes ma ei tea, Jared Goff või ei tegelikult Jared Goff on kinni. Seattle Seahawks ja Tampa Bay Buccaneers, Sam Darnold ja Baker Mayfield. Tõenäoliselt need mehed ei lähe kuhugi. Selles mõttes nad ei lähe teise tiimi, aga küsimus tekib ja Ott, võib-olla sult on praegu õige küsida Seattle'i fännina, et kas kuhu Seahawks läheb Sam Darnoldiga, et see nädal või see aasta on, see hooaeg on selgelt wait and see, aga kas sa nagu pigem eelistaksid, et Sam Darnold, see stsenaariumit on nagu raske luua, kas sa pigem tahaksid Jalen Milroad näha järgmine aasta või Sam Darnoldit on pigem mis see küsimus? No, ma just tahtsin ka öelda, et mulle tegelikult sobib see olukord, kus Jalen Milroad on ta taga ja õpib. Vähemalt, see aasta obviously ei toimu seda muudatust ja Sam Darnold on hästi polariseeriv mängija nagu fännide sees, et mingid vennad on talle jõhkralt puid pannud selle eest, kui palju tal turnovereid on, aga teisalt on ta nagu reiting on suurepärane ja ma ei tea, me oleme enamustiimi reaalselt täiesti sodiks littinud. Et ma ei tea, minu jaoks on natuke naljaks kriitikat panna, ma ütlen ausalt, kui ma seda Coltsi mängu ei jõudnud nagu laivis vaadata for obvious reasons, et tunnetunde on vaja tänapäeval. Lapsevanema. Lapsevanemana, aga ei, nagu mina olin tegelikult veits üllatunud, et Arnold suutis nagu meile selle comeback'i ära teha. Et okei, ta ei pannud härra Myersit normaalsesse olukorda, et see löök oli selline, et ma ei nagu we screwed, aga tuli ära, on ju. Vanamees oli ära, aga nagu mul on veel ikka nagu Seahawksi fännina ja Sam Darnoldi ka kind of fännina on nagu see kartus ikkagi, et temas ei ole nagu sees seda it-factorit, et meil on 2 mitsa minna, me oleme oma 30-35 või kus iganes peal ja et nüüd et meil on hästi. Mul ei ole seda tunnet. Et selles mõttes on ta siukene quarterback, et ta on siuke ehtne bridge quarterback ja ma ei oskagi öelda, ma triivisin sellest küsimusest nii kaugele, et ei, selles mõttes point on. Aga ma arvan eeskujuna Milroole on ta tegelikult suurepärane asi, sest nagu obviously ta teeb midagi hästi, kuna tema completion percentages on täiesti off the chart nagu olnud siiamaani. Ja nagu selles mõttes, et Milrool on need muud assetid vaata ka olemas, aga ma arvan, et just teda kõige rohkem õpetada on vaja see, et oleks söötud ega stabiilne ja oskaks õigeid riide, õigeid aknaid nagu leida. Ja tegelikult üks asi võib-olla veel, mis me seal developmendi juures nagu ei mainimata, ongi see, et vaadake, kui palju quarterback on NFL-is, ongi Darnold, Gino, Baker, Goff. Goff võib-olla ei ole nii sarnane näide, aga tüübid, kes on põrganud ühes tiimist teise, Daniel Jones näiteks see aasta vaata, kus oligi, et võib-olla esimeses põlesid läbi, mis iganes põhjusel, said mingi offensive guru juhtimise alla, õppisid seal nagu võib-olla mängu teistmoodi nägema, läksid 3. tiimi ja nüüd säravad seal jälle, et seda me oleme ka aina rohkem näinud. Aga development ongi see, et sa põled esimeses läbi. Aga keegi neist ei ole otsest vaata liiti läinud, nad on nagu soliidseks breach starteriks vaata, et kui sul ei ole neid, tundub ikkagi, et kui sul ei ole seda eliit, nagu ma alguses ütlesin, käsi ja net peab ka olema, aga sul see 2 kõrva vahel peab ka olema, et nagu see eliit quarterback niikuinii on vähe, sest et kui me siin täna selle drilli lõpetame ka, siis me näeme ära, kui teed vähe on starting quarterback, kes sa tahad, sest Ott just praegu otsa ütles, et nagu Sam Darnold on lahe, aga kui ma saaksin Josh Allan või kellegi natukenegi parema vaata, või isegi ma ei tea, kelle me mainisin, mingi Jordan Love'i vaata, ma pigem võtaks Jordan Love'i sealt on ju. Aga reaalsus on ju see, et palju sul on neid quarterback'e, kes on Sam Darnoldist ongi vaata, see ongi see küsimus. Sul on nagu tõsi asi, et sa saad et nagu Seahawks eriti arvestades seda, mis kaitse meil on, et nagu sa ei saa Patrick Mahomes'i, ma arvan, tänapäeval enam, mis iganes täks 15. pikina või mingi täitsa 18. Nad treidis äkki 10. 10 oli Mahomes, jah. Buffalo treid, aga see küsimus, nagu just see Seattle'i näide näiteks või teised ka, et mis hetkel on see, ja tiimiehituslikult ilmselgelt asi, mida me off-seasonil ka arutame, on see, et mis hetkel sa
lähed otsima seda QB-d versus see, et me proovime Sam Darnoldiga võita, sest ülejäänud tiim on nii kuradi hea või Coltsi otsus, et nad Daniel Jones võitis mitu mängu, nad treidisid 2 first'i veel ka ära, millest me ka varsti räägime ja nüüd nad on täiesti augus, Philip Rivers mängib. Aga ja siis on meil veel üks kategooria tüüpe, kes siis vajavad, ütleme 1 või 2 hooaega veel puht loomu poolest, et Cam Ward, eks ju, esimene pikk, Jackson Dart Giantsis. Ja siis, üks oli veel, see on Tyler Shook, kes on mänginud hästi ja nagu me vist eelmine osa mainisime Ülariga ka, et kuna QB-sid ei ole, siis ma arvan, Tyler Shook saab järgmise aasta vabalt nagu enda tõestamiseks jälle. Aga siis on võib-olla 2 nime, kes on nagu erinevatest otsadest natukene. Üks on Bryce Young, kes Carolina Panthers, kes on 500 tiim ja loodavad play-off'i saada. Aga Price vajab varsti lepingut ja siis teiselt poolt JJ McCarthy, kellest me oleme väga palju rääkinud, aga nendega nagu ongi see küsimus, et kas sa Price'i, Ülar, mida sa nagu mõlemaga teeksid selles mõttes, et Price Young tingimata ei vaja praegu kontrakti loomulikult, aga kas Price on näidanud piisavalt, et olla 250 miljoni quarterback ja kas JJ McCarthy on näidanud piisavalt, et Vikings läheks järgmisse hooaega selle ideega, et McCarthy on meie QB? Ei. Lähme edasi. aga nagu Price'iga on see, et kuna ta on rookie lepingul veel, kas nad võtsid ta 50-year optioniga üles või? Ma oletan küll, jah. Sest et nagu ta on sul odava lepingul, sul ei ole mõtet lahti lasta, kas sa saad parema, võib-olla mitte, aga kui sa saad võimaluse draftida mingi teises 3. roundis mingi developmental quarterbacki või sul on võimalus sisse tuua mingi veteran quarterback, kes võib olla nagu bridge quarterback, siis too lihtsalt see sinna kõrvale juurde, sest me näeme, et siiamaani Price ei suuda regulaarselt nagu tuua, et nagu tundub, et Price Youngi lagi on nagu top 16 quarterback, kuskil seal 16-15. Sõltub hooajast umbes. Jah, aga JJ-ga on erinev selles suhtes, ta leiab esimene aasta vahele, see aasta on ka vigastustega on ja off ja ta on vahepeal on ikka väga halb olnud, aga see viimase 2 mängu on okei olnud, et samamoodi ma ei välistaks seda, et Minnesota toob noore quarterbacki või mingi teise quarterbacki, nad peavad igal juhul tooma mingi adekvaatse quarterbacki sinna sisse, aga ma nagu annaks vähemalt JJ McCartney'le kas või nagu vaata Anthony Richardsoniga tegid see aasta Colts. Mingi competition vähemalt, et nagu ma päris viskaks vaata. Et ongi, et Kevin O'Connellit umbes küsida, et keda sa tahaksid ja seda tuleb Kirk Cousinsi, aga see ongi täpselt see, et mõlemal on selgelt tegelikult järgmine aasta ja ilmselt ka ülejärgmine aasta on Bryce Young ja JJ McCarthy seal, kus nad on. Aga jah, lihtsalt see küsimus, aga need 2 tüüpi on nagu ja pealegi Bryce Young võib olla play-off'i see aasta, et sa vaata. Aga Carolina, viimane asi, mis ma praegu nägin, oli see, et Carolina expected, et korjavad üles, aga nad pole ametlikult 50-year option'it tegelikult võtnud ülesegi veel. Oota, tal on 3. aasta praegu või? Jah, peaks siis olema. Kuna Richardson on ka. Ma korjaks 100%, see on nii odav ikkagi. Sa kontrollid teda ja kes teab võib-olla 50-year option'i, kes treidita minema, kui väga vaja. Aga jah, ühesõnaga need on siis need tüübid, kes saavad ennast veel tõestada, aga me oleme üsna kindlad, et need tüübid lähevad ka järgmine aasta siis nende tiimide eest väljakule, kus nad praegu on. Aga see jätab meile siis, palju see jätab, 7 tiimi või? Jop. 7 tiimi. Hakkamegi siis võib-olla nagu lihtsalt järgi, ma lihtsalt mõtlengi, et võib-olla käime nagu, ma käin korra lihtsalt pärast seda hooaega free agent'id ka läbi. Lihtsalt, et näidata, et kedagi ei ole. Daniel Jones, Aaron Rodgers, Russell Wilson, Marcus Mariota, Zach Wilson, Joe Flacco, Tyrod Taylor, Kenny Pickett, Jimmy G, Mitch Trubisky, Case Keenum, Trey Lance ja nüüd me räägime juba Trey Lance'ist ja Carson Wentzist ja siit see vestlus ka lõpeb praegu, sest ma neid teisi nimesid isegi ei hakka ütlema. Malik Willis on võib-olla ainuke nimi, kes on tegelikult huvitav. Kes võiks näiteks Minnesotasse minna just selleks backupiks. Kes on noor ja kes on näidanud flashinud, vaata. Ja tal on ka jalad. Ja tal on ka jalad, et vähemalt backupina ta annab sulle selle. Aga jah, ma mõtlengi, et äkki võtame siis need tiimid lihtsalt korra läbi, et alustame Indianapolis Coltsist, kellest me oleme tegelikult siin juba päris palju rääkinud. Philip Rivers on vist nende starter ikkagi, kuigi Anthony Richardson tehti nüüd aktiivseks, et Richardson, kes siis tõmbas oma pool nägu, pool koljuluust või silma ääreluud tõmbas lõhki kummipaelaga, mis on crazy lugu. Aga jah, et Colts ongi, et nad treidisid selle aasta ja järgmise aasta first round pick'id Sauce Gardneri vastu 40 päeva tagasi, natuke rohkem kui 6 aega tagasi. Ja nüüd on olukorras, kus neil ei ole quarterback ja Sauce ei mängi ja nad tõenäoliselt jääb play-off'ist välja. Et Ott, mis sa Coltsina teeksid selles mõttes, et me oletame, et nad play-off'i ei jõua, kuna lihtsalt schedule on nii tough. Kui sa oled Coltsi general manager, kuidas sa nagu kevadele suvele vastu lähed? No ega Philip Rivers ju enam vanemaks minna ei saa.
kurat, ma arvan, saab küll. No vanemaks ta saab minna. Jah, nooremaks ei lähe. ma mõtlen jah, aga ega ta nagu aeglasemaks ei lähe prolli, et aga kui nüüd, see on päris keeruline tõesti, mis sa nagu noh, see on nagu täpselt see, et mingi asi, mis lendab sulle konkreetselt otse kohe lendab näkku, no see on nagu päris kurb tegelikult, et nagu tegelikult sel hetkel, kui nad selle Sauce Gardneri selle lükke tegid, siis kind of nagu, sa olid küll, et nagu okei, kas Sauce Gardner on nagu 2 first round'i nagu valmis, aga sa mõnes mõttes said nagu aru, et tegelikult tiim nagu väga-väga üle väga-väga pika aja näitab nagu elu, mida nad ei ole varem näidanud ja nad olid sel hetkel ju tegelikult nagu põhimõtteliselt liiga parim sats. Tehniliselt. Sa said aru sellest sa said aru, miks nad usub. Et sa saad aru, et davai, et nüüd riskime ja lähme all in ja sa said nagu kohe vastu vahtimised, see on nii kurb, see on nagu ülikurb. Ja noh, ma miskipärast nagu arvan, et nad ei ole Daniel Jones'i nagu täielikult maha matnud tegelikult. Seepärast, sest esiteks sa ei saa, on ju, teiseks on nagu see, et nagu okei, Daniel Jones'i suur osa tema quarterback play'st on tema jalad, on ju, aga tehniliselt nagu sul on võimalik teha temast pocket quarterback ka lihtsalt seepärast, et sul on Jonathan Taylor tiimis, kes suudab nagu põhimõtteliselt Daniel Jones'i jalad nagu oma jalgadega kära katta, et selles mõttes ta on nagu nii ohtlik relv. Ja esmapilgult ei paista, et see tiim nagu tühjaks ka jookseks free agent, et me lihtsalt võtsime praegu nagu peavad Taylorile järgmise lepingu andma, mis on haruldane ja jooksjale vaata, just hakkab tõenäoliselt nad peavad talle päris palju maksma, aga ikkagi running back ei ole nii kallis possa, et see nagu mingi sul, ütleme, täitsa sodiks tõmbaks satsi, et selles mõttes neil ongi see quarterbacki küsimus ja ma ise arvan seda, et kui nad võtsid Riley Leonardi asemele Philip Riversi, siis ma hästi ei näe seda, miks nagu, või ka, et Riley Leonard on nagu nii-öelda jääb neil selleks back-up'iks või selleks, kes sinna, et nad ühesõnaga, ma arvan, et miskipärast, et seal kuskil tagampool raundides nad üritavad saada midagi sarnast, nagu meie võtsime Jalen Milrow'ga, ehk siis mingi quarterback, kes mingil põhjusel kukub nagu tahapoole, kellel on vaja võib-olla 1-2 aastat istuda NFL-i quarterbacki selja taga ja siis nii-öelda olla valmis nagu starting caliber quarterback. Ülar, kas siis suvel valmistume Daniel Jones, Anthony Richardson ja keegi kolmas osapool ja Riley Leonardi QB battle'iks? Ma arvan, tag on see otsus. Ma arvan, nad tagivad Daniel Jones'i, sest Daniel Jones on ainuke event, kes reaalselt vabal turul talle maksaks isegi peale seda vigastust, sest meil on 7 meeskonda, kellel ei ole quarterbacki põhimõtteliselt. Et ma arvan, lihtne otsus Daniel Jones'i lihtsalt tag peale või siis ta tuleb sulle vastu sellega, et ta annab sulle natuke odavama 1-aastase lepingu. Jah, et nagu selle rehabi ja kõige nagu kompromiss, aga ma arvan ka, et selles mõttes ma ei tea, kas see 1-aastane leping nagu on selles mõttes tehtav, kui Daniel arvab, et ta saab turul nagu rohkem vaata, et võib-olla see on 100%, jah. Ma kusjuures ei ole isegi väga üllatunud, kui nad Anthony Richardsoniga teevad tšau. Ma arvan ka. Ma ei tea, Riley Leonardi osas mul ei saa veel arvamust olla, aga nad ta on rookie selles mõttes, ta on päris rookie. Ta maksab nii vähe, see on nii savi tegelikult, mis nad taga teevad. Aga ma ei oleks väga üllatunud, kui nad näiteks lähevad mingit sükest teed, et võtavad näiteks Tyrod Taylori või mingi sükse toote Jetsist. Ma ise alguses mõtlesin Justin Fieldsi peale, aga ma ei usu, et nad Justinit võtavad. Ma arvan, Tyrod Taylor tegelikult selles Coltsis arvestas seda, kuidas need vähesed mängud, mis ta on Jetsis teinud, ta ei ole, ütleme, kohutav, et nagu sul oleks lihtsalt vaata selles mõttes tandem, sest kui tõesti Daniel Jones tahab liiga palju raha ja sa pead maksma Jonathan Tayloril ka on ju mingi papi, siis Tyrod Taylor, ma kardan, on järgmise aasta turul odavam kui Daniel Jones ja ma arvan, et saadavam ka. Aga sa nagu Tyrodiga sul on ju selge otsus, nagu sa ei lähe kuskile vaata. Jah, kas ei, sa lähed küll, vaata, Tyrod Taylor on ju ideaalne quarterback, tema selja, aga see ongi see tema suur pluss, et tema selja tagant tulevad superstaarid välja, Justin Herbert, Baker Mayfield, neid näiteid on mingi 6 tükki, kes tema selja tagant ei ole nii palju ka tegelikult. Ma vaatan kohe. Herbert on võib-olla parem näide, aga aga nagu ma arvan, nagu Coltsil on ainuke võimalus on Daniel Jones tagasi tuua, nagu neil ei ole vaatama draftis, see meeskond on ehitatud Daniel, nagu Danieli jaoks päris hästi vaata ja ma arvan, Danielil on tahtmine tulla ka vaata. Ma arvan ka ja nad on nagu, kas hea või halb, nad on nagu lõksus Daniel Jonesi, kes sa ei saa midagi muud teha, sest keegi ei anna sulle mingit quarterbacki, kuigi üks nimi siin võib-olla liigub. Ma lihtsalt mõtlesin, et toome Atlanta Falconsi ka siia vestlusesse, kuna natuke sarnane olukord.
ja noh, ka selles mõttes sarnane, et neil ei ole see aasta first round pick, mis on Los Angeles Rams'ist, tuletan meelde, mis on top 10 pick praeguse seisuga. Michael Penix, see oli ACL jälle ja Kirk Cousins siis, kes noh, ei ole oma parimas nooruses, et Ülar Falcons on nagu oma tuleviku nimel päris palju ära andnud praegu nende pass rusherite näol, mis noh, tegelikult isegi on võib-olla vilja kandnud, aga nüüd on ikkagi see küsimus, et me oleme rääkinud, et nad on nii underachiever'id ja nüüd on see quarterback'i küsimus, et kas sa näed muutust, noh, võib-olla Cousins siis ära saata, aga noh, Penix ma ei usu, et sealt ära läheb. Ja, Penix on nagu, coach oleneb. Coach on see suur asi, vaata, siin on reaalne GM ja coach võitakse lahti lasta, vaata, ja siis kuidas uus coach arvab, aga ma arvan, nagu Penix on seal, jääb sinna meeskonda esiteks, kuna noh, ta on ju esimese raundi pikk, siis sa saad tavaliselt rohkem nagu leadway'd ja ta on näidanud natukenegi, et ta on adekvaatne starting quarterback võib-olla NFL-is, et nagu võib-olla seal võib-olla isegi uus coach tuleb, et nad annavad talle ühe võimaluse veel, aga ma arvan, mingi veteran nagu, mitte Kirk Cousins, aga keegi tuuakse sinna niikuinii sisse ja järgmine aasta, kui ei toimi, siis blow up ime ja siis toome selle, üritame kuskilt draftida kõrgel, aga jällegi see aasta vaata quarterback drafti, sul on üks vend põhimõtteliselt, oleneb, mis need Alabama ja Oregoni kutid teevad, aga nagu sul ei ole isegi draftist väga palju quarterbacki võtta. Vaata. Ma just mõtlen, et ma vaatasin Falconsit ja panin Joe Flacco ja siis tegelikult on see, et nagu Joe Flacco võiks igasse tiimi panna praegust seisuga, vaata, et noh, et see ongi nagu see, et parim tüüp, kes saadaval on põhimõtteliselt on Joe Flacco, siuke gunslingerina, et ja see Atlanta olukord. Atlanta on ka minu arust tiim, vaata, kes on mingi 2-3 aastat olnud nagu selles aknas, et noh, mitte päris win now, aga noh, see, et noh, tavai, me oleme valmis võitma hakkama ja nad on lihtsalt nii palju mööda pannud, et noh, Falcons on lihtsalt väga huvitavas olukorras, aga jah, ma oletan ka, et Michael Penix on see vend järgmine aasta. Siis üks tiim, kellega meil tekkis, noh, kui tuua ümber see vestlus tegelikult suuresti tekkis, siis Dolphinsiga meil tekkis nagu selline huvitav jutt ka, et mida Miami tegema peaks. Noh, oletame, et Tua Tagovailoa ei ole järgmine aasta nende quarterback, mis on tõenäoline. Kes iganes see siis on, kas see on Quinn Ewers, Zach Wilson või nad toovad kellegi sisse, mis tegelikult võib-olla Miamis isegi toimib, küsimus jällegi coachingus, kes seal on. Meil tekkis lihtsalt see mõte, et võib-olla me näeme seda treidi, mis on paar korda NFL-i ajaloos juhtunud, no Brock Osweileriga näiteks, et tiim, kes annab quarterback'ile suure lepingu, quarterback põleb läbi, kukub läbi, mis iganes jookseb lati alt läbi, et kas oleks näiteks võimalik, et mõni tiim, kellel on cap space ja kellel ei ole, kes ei taha järgmine aasta compete-ida, võib-olla võtaks siis tuua endale tiimi, aga saaks selle eest hoopis draft pick'i ja maksaks selle eest nagu salary cap'i, et ma ei tea, Ülar, meil mõlemad oli umbes samal ajal Titans selle mõttega pähe ja ma nagu ei näe, et Cam Wardile tuua back-up'iks tuua ei ole üldse halb mõte, sest ma arvan, et tuua see quick game ja tegelikult tark quarterback ikkagi, et Cam tegelikult saaks ka õppida temast. Jaa, aga kas tuua on nõus seda tegema, vaata, see on ka küsimus, vaata, et enne ja vaata, üks erand on see, et see Osweileri treid on vist ainuke tegelikult NFL ajaloos, mis on niimoodi. Ma hakkasin ka mõtlema, et õigelt vist ei ole sellist. Vist ei olegi, sest et vaata Texans andis ära enda teise raundi piki vist kaasa, et andsid oma quarterbacki ja teise raundi piki, 7. raundi piki vastu või midagi sellist, et lihtsalt saaks selle raha ära anda. Aga vaata, erinevus on see, et Browns sellel ajal, kuhu ta treiditi, oli see analüütika kutid, vaata. Vaata, kes austavad seda, vaata. Et ma ei tea, kas Titans on siukses positsioonis, et me võtame siukse raha tambi, vaata. Ja noh, see ongi see, et mis piki sa sealt saad, et noh, okei, teise raundi pikk võib-olla isegi on seda väärt, aga nagu noh, Titans vajab talenti kohe praegu ja nüüd ja noh, see ongi. Ja teine asi on ka see, et Miami ei võida väga palju treidiga. Nad nii see dead cap on väga-väga suur, et kui nad praegu, kui nad tuua laseksid peale seda aastat läbi lahti, siis oleks vist mingi 99 miljonit oli dead cap, mis oleks NFL ajaloo kõige suurem. Sarnane, mis Denveril oli, vaata Russell Wilsoniga. Kuigi ja see Denveri näide võib-olla, ma ei tea, Ott, noh, selles Denverit võib-olla mitte nagu sisse tuua, aga Denveri näide puhul on see, et nad lihtsalt cut'iga tuua ja lähme edasi. Ja, aga vaata, Denveri toimib, sest neil on ju Bo Nix, vaata, odava quarterback. Kui Ewers äkki toimib, siis on okei. Et Ott, mis sa arvad sellest, jah? Tuaga on ju see, et tegelikult kui sa lased seda enne 1. juunit lahti, siis sa saad selle dead cap'i nagu vist kuidagi splittida. Jah, et sa natuke jälle võidad sealt, et ma kipun ka minema seda suunda, et Dolphins nagu nii, noh, selles mõttes neil on vaja see asi õhku lasta ja mõelda kellega edasi minna, et seal mingisugused relvad on olemas, praegu tundub, et peatreener on neil ka ikkagi olemas ja jah, et see tuua olukord,
see on kuidagi nagu hästi naljakas selles mõttes, kui me võtame seda liiga quarterbacki pilti, et justkui väga paljudel tiimidel on quarterbacki vaja ja siis sul on Tua Tagovailoa ja keegi ei taha teda. Et nagu hästi naljakas on see, et nagu vajadus on hästi kõrge, aga ootus on ka super kõrge. See on kuidagi nagu ma ei oska seda selgitada isegi. Vabaagendi turul, ma arvan, et oleks päris palju suutereid. Ja ma arvan ka, et ta saaks kuhugi raudselt, aga kas ta jõuab turule. See leping on probleem, jah. Ei, ma lihtsalt, ja see Tua jutust võib-olla järgmine tüüp, ma lihtsalt vaatasin, üks asi, mis Tua selle announcement'i juures varju jäi, mul lihtsalt Twitteris jooks, et Tyreek Hill pani lihtsalt selle gif'i, kus tüüp näitab niimoodi ja haitub õhku ära, et me unustame ära, et Tyreek on vigastatud ja Tyreek läheb ära, see avab cap space'i, kui nad treidivate, aga lihtsalt jah, Tyreek Hilli nimi tuleb vahel meelde tuletada lihtsalt, aga eks näis, kuidas ta taastub sellest, et NFL-i kõige kiirem mängija ta selgelt ilmselt pärast seda ei ole enam. Aga siis on üks vend veel, nagu Ott mainis, kes on naljakal kombel, nagu keegi justkui ei taha teda. Aga tegelikult talenti justkui tüübis on Arizona Cardinals ja siis kes mängib praegu Jacoby Brissettiga ja Kyler Murray on siis tüüp, kes ripub. Et ma ei tea, kui valmis te olete nagu ennustama, et kus Kyler Murray järgmine aasta on, aga ma ennustan nii palju kohe ära, et Arizonas ei ole, et Ülar, kui sa Cardinalsi poolt vaatad võib-olla, et jällegi nad on, ma pean seda Tankatoni lahti, et ma vähemalt oskan, Cardinalsi on top 6 pikk praegust seisuga, et sa seda esimest tüüpi jahti ma ei lähe sinna ühe sõnaga, et kuidas Arizona ja Arizonas vist tegelikult on küsimus suurem isegi, et kuidas üldse seda nagu coaching ut ja kõike seda lahendad seal. Et kas sul on uus coach, aga Kyleri koha, mul on küsimus, kas ta tahab üldse mängida footi või? Tuuaga on sama. Tuuaga on sama küsimus, kas ta üldse tahab tegelikult mängida Ameerika footi enam? Kyler võib-olla tahab MLB-d proovida, kuna ta draftiti ju kõrgelt. Jop, võib-olla tahab pesapalli minna, sest et Kyler on ju vaata, Kyler on näide sellest, kus kahe kõrva vahel tundub ei ole kõik kohal. Nagu Ameerika footi koha peal, sest talent on ju olemas, aga vaata, tal on vist ju 2 suurt vigastust olnud nüüd juba või, kui ma ei eksi, või oli see üks ACL lihtsalt võttis nii kaua aega taastuda, vist oli nõndapidi. Et ta ei ole ju enam vaata see, Kyler Murray mäletate, kui me esimest aastast podcast'i teeme, kui see COVID aasta vist või kui ta ringi jooks, ta oli poole hooaja MVP põhimõtteliselt, ta mängis väga hästi. Aga sellega kusjuures mina olengi nagu nüüd, ma lihtsalt tahtsin kiirelt vaadata, kas ta 9. overall pick MLB draftis 2019 aasta, päris crazy mõelda. Ja nagu Texas osariik, mis on saatnud ilgelt, mis on NFL-i mängijad tehas, Kylerit peetakse ikka Texas osariigi läbi aegade parimaks mängijaks, mis on nagu haige mõelda tegelikult. Nad lihtsalt võib-olla kasv siis või jah, nagu Ülar rääkis, võib-olla kahe kõrva vahel ei ole nagu see leadership nii hea. Aga just see, mis te just mainisitegi, et Kyler on mänginud 8 mängu, pool hooaega küll aastaid tagasi, MVP tasemel ja ta on toitnud number 1 receiverit. Kurat, ma ei tea, Kevin O'Connelliga Minnesotasse, kui nad nagu inimestena klapivad, Kyleri nagu parim destination minu jaoks on Minnesota, aga ma ei tea, Ott, mis sa arvad, oletame, et Kyler mängib järgmine aasta ja tahab mängida ja Arizonas ta ei ole, et kas sa näed mingeid teisi kohti veel, kus tal oleks võimalik minna? No aga väga ebareaalne ei ole isegi see, kui nad Tuuaga kohad ära vahetavad põhimõtteliselt, aga ma ei tea, kas see nüüd Kylerile nii hästi sobiks, kui Dolphins saaks mingi ühe relva juurde ja siis tegelikult neil on ikkagi H.N. ja Waddell nagu olemas ja tegelikult neil on ka Darren Waller nüüd olemas. Kas ta järgmine aasta olemas on? Ma ei tea, ta on minuga sama vana, ma mängin järgmine aasta varuda. Ma ei tea, aga... Sa mängid 2 liigat, 2 erialde sporti ka veel, Quarterback trade oleks päris huvitav kusjuures. Ma just läksin nüüd, et ma ei ole kordagi mõelnud selle peale, aga tegelikult... Jay Cutler ja Kyle Orton oli üks hea näide siin 2000. Jared Goff ja Matthew Stafford oli veel parem näide. Jah. Aga nemad vahetasid, jah, see võib reaalselt küll olla nii, et mõlemad satsid võidavad sellest, kui nagu mõelda, sest nagu Kylerit sa tahaks panna satsi, kus sul on nagu relvi talle anda ja nagu sa ütlesid, see nagu mingi ikkagi tugeva tiiriga receiver võiks seal olla. See oleneb coachidest nii palju vist. See oleneb kultuurist ja kõigest vaata, see ongi see, et Pittsburghis ei kujuta Kylerit ette vaata. Ei, aga nagu Mike McDonaldiga seda mingit väikest sibilivat venda ma kujutan väga hästi, et see, kuidas ta suudab see keemitada. Seda põnnidega seda lapsest lasti. Ja, sest nagu Mike McDonald on see crazy scientist, kes nagu, ma arvan, ta tegelikult ta oskaks päris huvitavaid asju teha Kyleriga koosule. Kyler nagu, kui ta nagu terve on ja liigub hästi, siis tegelikult ta ju annab selle ka, ma lihtsalt 2 kontrakti ette lihtsalt QB for QB praegu. Tua kontraktis on pärast järgmist hooaega selge out ja Kyleri kontraktis on pärast järgmist 2 hooaega selge out.
et noh, tehniliselt, kui Miami hakkab rebuild ima, siis tegelikult see ei ole kõige halvem mõte ja siis Cardinals. Ja aga miks sa võtad siis sükse quarterbacki kalli, vaat kui sa rebuild. No just, kui sa tahad rebuild. Seda ei ole mõtet enam sellest. Sest sa tahad tuast lahti saada. Ja, aga see ei päästa, samamoodi vaata. See ei päästa. Ei, ma selles mõttes olen nõus, et sa tood, aga sul on teine inimene ikkagi, et võib-olla nagu see toimib paremini. See on nagu see, et et ütleme nii, et see ei ole suurepärane lahendus, aga see on lahendus, muutus nii-öelda. Aga ei, Kyleril nagu, Kyleriga mulle nagu tundub see, et ta läheb lõpuks mingisse satsi, mis on nagu see, et nagu et nagu need loogilised kohad, Vikings mulle ka nagu meeldiks aga nagu mulle hädasti tundub miskipärast, et ta läheb Raidersisse või midagi niimoodi juhtub, et ta läheb satsi, kus sa oled nagu mingi Ma teeks kiire transitioni siit, aga Ülar, kas sa siis arvad, ennustad, et Kyler Murray mängib MLB-s Athleticsu eest, millel Athletics, mis siis praegu mängib Californias, aga minu arust kolib Las Vegasesse. Kolib Vegasesse. Me just rääkisime Vegasest enne podcast või. See oleks liiga suur samm, et pigem, kuna esiteks on raha ja NFL-is, kui Kyler Murray oleks vabaagendi turul see aasta, keegi maksaks talle 40+ milli, ta saaks lebolt selle Darnoldi Bakeri lepingu kätte, kui mitte isegi 40+ milli nagu vabagendil turul, et selles suhtes ma arvan, et ta kuskil meeskonnas keegi annab võimaluse, sest et NFL on nagu ta on, vaata, kui see füüsilised näited on olemas, siis nad ikkagi armuvad ära tihti peale coach'id, vaata. Selles pundis, kusjuures nagu Kyler, ma ütleks isegi on kõige parem mängida, tegelikult kõige parem quarterback. Ma arvan ka, et nagu isegi, selles mõttes, et meil, selles mõttes Kylerist arvamus on, mis ta on, aga kui sa selle listi lihtsalt ette võtad, siis tiimid, kes vajavad QB-d, su esimene nimi tõenäoliselt on Kyler, kui keegi teine ei liigu ootamata. No täpselt. Veegast juba mainisime, Raiders ei ole ka heas olukorras, Geno Smith ja Kenny Pickett ei ole tulevik selgelt seal ja Geno süüdistatakse kõiges at this point, et ma ei tea, Juhan, sorry, aga vist pead uuesti rebuildiga hakkama saama või isegi tea, tegelikult olekski huvitav kuulda lihtsalt, keda nagu Juhan tahab, et kui sa kuulad, siis kirjuta meile, et võib-olla Spencer Rattler liigub, et lihtsalt oleks huvitav teada, et ma ei tea, meil, selles mõttes ma arvan, meil on siin konsensus, et Raiders peab tegema midagi muud ja küsimus on võib-olla suurem isegi coaching osas, et kas Pete Carroll ja need liiguvad edasi. Et jah, Raiders juures vist pole vaja väga pikalt peatuda. No Raiders ootab seda number 1 piki, sest et see aasta üks quarterback on, kes tundub suht konsensus olevat, see kõige parem quarterback, ainuke, kes võib kohe starter olla Mendoza on ja, et kui Raiders on praegu, tal on päris okei võimalus saada see number 1 pikk, et siis need 3 meeskonda, kellest me kohe räägime, need 3 meeskonda ongi need, kes potentsiaalselt see draft jahivad seda number 1 quarterbacki, vaata. Ütleme, et Titans või Giants saab see number 1 piki, siis kes üritab üles treidida sinna, vaata. Ja praegust seisuga ongi, et Giants on 1 pikk, Vegas on teine, Tennessee on 3, aga neil on sama rekord, nii et seal on variante. Jah, Ülar ütles, võtame siis Clevelandi, kuna teine tiim on võib-olla tuleviku osas natuke huvitavam. Cleveland Browns, kes siis tuli hooajal vastu mingi 5 QB-ga ja siis juhtuski see tegelikult võib-olla kõige tõenäolisem stsenaarium, et Shadur Sanders oli neist kõige parem lõpuks. Shadur Sanders, aga selles mõttes ma arvan, et Ülar, Shadur Sanders ei ole seal tulevik ja siis teiselt poolt Deshaun Watson rehabib, on varsti tagasi tulemas. Nad ütlesid, et ta ei tule see aasta tagasi, aga ta on 2026 plaanides, ehk siis ta on mees, kuna sul ei ole mõtet lahti lasta, sa pead talle maksma niikuinii. Tal on see viimane aasta, järgmine aasta, mis jah, ma ei tea, kas see kõige parem lükke, aga Browns, kuradi see Miles Garretti hooaeg näitab ära, et nagu sul on NFL ajaloo üks parimaid mängid ja sellest ei ole mitte mingit katsu. See on J.J. Watt Houstonis. Üks ühele. Nagu see on rünneliselt nii pask, et nagu sul ei ole mitte mingit efekti, et sul on paganama all time greatest defensive end season nagu. Kõige haigem on see, quarterbacki positsioonid tähtsust. Kõige haigem on see, et nende rünne ei ole nii pask, neil on lihtsalt quarterback on täielik okse. Nagu kui sa võtta seda skill'i, Fannin oli super hea, Jutkins oli täiesti jumala. Need ei ole midagi erilist, aga see on nagu okei. Ei, nad ei ole, aga Fannin oli jumala okei. Jaa. Neil receiver'i koha peal võiks neil olla kõvasti palju rohkem firepowerit, see Jerry Judy, see 1 aastane see ei olnud see on ikkagi see vend, keda ma ei mäleta, kes mingi quarterback mõnitas teda seal kuskil, et ta ikkagi, tal oli õigus. Steve Smith pani puit talle päris korralikult. Steve Smith, jah. Jah, sorry, mitte quarterback, jah, Steve Smith pani jah, et aga no jah, Steve Smith oskab vaadata siukseid asju, et Browns on reaalselt nagu muidugi Brownsi fännina on päris raske öelda, et me oleme 1 quarterback kaugusel, et olla nagu head, sest nagu see jutt on olnud juba 26 aastat vist või. No Baker oli vahepeal nagu. 2 aastat said.
see on suur pahand. Kusjuures peale keda Baker tuli? Peale Tyrod Taylorit. Cleveland lihtsalt meelde tuleks, et Clevelandil on praegu 4. pikk ja neil on Jacksonville'i pikk, aga Jaguars mängib piisavalt hästi, et see on ilmselt esimese raundi lõpus kuskil. Et edasi üles liikumist väga palju ei ole. Aga nad jätavad ju, nagu pole mõtet Shadori ega Dilloni, nad jätavad nad sinna, neil mingi võimalus compete ida, ma arvan Watsoniga, neil on nagu open competition, aga nad peavad kellegi sisse ka veel tooma, mitte veterani, kui sul Watson on olemas, sul pole veterani vaja. Ma teeks kõik, et Watsonist lahti saada, aga selle palgaga on nagu on jah. Aga jah, ma ei tea, Watsonile võimalust anda ja, aga jah, kellegi 4. sisse tuua või 3., 4. vahet ei ole, et kellegi pead, aga jah, neil väga muud varianti ei ole, kui jah, see Oregoni QB näiteks või keegi teine ei tule ja nad saavad seal kuskilt korjavad üles, aga siis sa lihtsalt lisad veel ühe tüübi sinna ringlusesse, mis on nagu omaette küsimus. Ja siis viimane tiim, me oleme siin päris pikalt juba peatunud, New York Jets, kes tõenäoliselt tuleviku QB-d selles rosteris praegu ei ole. Tyrod Taylor kahjuks on vana ja ei saanud nooruses piisavalt võimalust, mis ta tegelikult võib-olla oleks välja mänginud. Ja Justin Fields'iga me just võime ka joone tegelikult alla tõmmata, et Fields on huvitav mängija, aga jah, intrigeeriv talent, aga mitte quarterbacki koha peal. Mitte quarterbacki koha peal, et tee Terrell Pryorit, mine wide receiver'i peale. Ja aga ma räägin, me nägime Terrell Pryorit, aga üks asi, mis Jetsi puhul lihtsalt see olukord on huvitav, on see, et neil on enda pikk, mis on see aasta top 5 ja Coltsi pikk, mis tõenäoliselt langeb top 15 peale, pluss neil on see aasta 2 teise raundi pikki ja järgmine aasta neil on 3 first rounderit, neil on enda oma, neil on Coltsi oma ja siis kas Tallase või Green Bay oleneb, kumb parem pikk on. Need on siis need Sauce Gardneri ja Quinnen Williamsi treidid. Jets on ühtlasi draftis praegu seisuga 5 pikk. Neil on päriselt laskemoona, et liikuda, olgu siis, et näiteks Giants või Titans saab first roundi. Ülar, kas sa näed, et Mendoza on Jet drafti lõpuks või? Kui see on Giantsi treidi Jetsiga, see on probleem. Giantsi treidi Jetsiga, ma just mõtlesin sama ja siis... Ei no tegelikult okei, samas kui sa viskad 2 esimesel, mul jumala pohhui nagu. Ja 2 first rounderi eest päris kindlasti ära sulle. Ja nagu see on savi, aga ma ei tea, kas see päris niimoodi... Ma arvan, et need lähevad päris agressiivselt järgi küll, aga vaata nüüd ongi see asi, kas sa pead ka mõtlema selle peale, et me räägime seda iga aasta, järgmine aasta parem drafti klass on ja, aga teoreetiliselt on järgmine aasta, seal on talenti päris okeilt peaks olema, et võib-olla hoian need pikid pigem järgmiseks aastaks, sa pead selle paganama quarterback evaluationist läbi käima korralikult see aasta, et otsust teha ära, sest et ma arvan, et neil on väga hea võimalus Mendoza üles treidida, et Mendoza võtta, eriti arvestades, et need viimased 3 mängu peaks ju Brady Cook, nende siis undrafted rookie free agent peaks alustama quarterbacki, ega nad rohkem ei võida, kui 3 mängu, mis seal praegu on. Tank commander Brady Cook ühesõnaga. Jah, et Jets on iseenesest tuleviku mõttes tegelikult päris head positsioonis jah. Nagu, ja coach ja GM tunduvad ka paigas olevat, et tunduvad, et saavad nagu kultuur hakkab kohale minema küll. See Jetsi olukord selles mõttes on huvitav, et Ott kohe paned punkti ka, aga Jetsi olukord selles mõttes huvitav, et äkki tasuks see aasta, või tuleva aasta, tuua sisse siis mingi stabiliseeriv veteran, kes iganes see siis on. Nad üritasid ju see aasta, ei saa takka. Ma tahtsin Jetsiga ka öelda seda, et nagu nad on literaali kõike proovinud ja mitte miski ei toimi, et seal ei no päriselt. Miks Patrick toimis üks aasta vaata? Mis asi toimis? Ei toimunud. Toimis küll, see oli ainuke winning record, mis seal on 15 aasta jooksul, see oli fucking Fitzpatrick. Ei no päris kurb on öelda, kui su viimane päriselt toimiv lahendus oli Mark Sanchez ja see vend nagu pussitab vabal ajal inimesi. Nagu see, neil oli literaali Aaron Rodgers, okei, ta sai halvasti vigastada, Aaron Rodgers poolib praegu Steelersis ja nagu see on nagu üks asi, mis neil oli, nad on proovinud veterani, nad on proovinud legendaarset veterani, nad on proovinud Tyrod Taylor, kes iganes peale Tyrod Taylorit tuleb, on proovinud franchise quarterback, võib-olla mitte väga hea, aga ta on franchise quarterback. Aga nad on proovinud noori, nad on proovinud teise pikiga võtta Zach Wilson, nad on kõike proovinud, nad ei oska quarterbacki kasutada, see on okse koht quarterbackide jaoks, lihtsalt sa võid võtta vendi, kes on liigas teinud asju, aga nagu see ongi NFL-i suur nagu keerukus või see, et kui kuskil, nagu sa ei saa võtta Josh Allanit Pillsist ära ja panna Jetsi, see on võimatu NFL-is. Sa ei saa teha nii, nagu näiteks, ma ei tea, NBA-s tehakse, ma ei tea muidugi, miks Dallas Mavericks korraks läinud, miks sa Luka Doncic ära teist fucking nidikad, aga nagu väga palju keegi tea, jah. jah, aga nagu NBA-s seda juhtub tegelikult päris palju rohkem. NFL-is, kui sul on see top 5 quarterback, mitte keegi, sa ei pea isegi mõelda vaja, et nagu
see isegi see piir jookseb seal, ma ei tea, Justin Herbertit ei saa Jets mitte kunagi. Okei, kui ta 62 on, võib-olla saab, aga et nagu selles mõttes. Vaata, Kaileriga juhtus sama asi, vaata, Kailer pidi, mis ta on 3-4 aastat struggle'inud, vaata. Siis sa saad ta lõpuks endale kätte, kui sa tahad, sest mingil hetkel ta oli aga siis sa ei võta teda, siis ta ei siis sa tahad paremat varianti juba saada, vaata, see ongi nagu kõige crazy asi Jetsi juures. Et see, kuidas nagu, kui nad oleks saanud Kirk Cousinsi seal olukorras, kus ta läks Vikingsisse, nad oleks pidanud siis Kirk Cousinsi võtma ja see oleks olnud nagu nende jaoks nagu best shot ever minu arust. Sest Kirk Cousins oskab mängida nagu, ta on erinevates tiimis, ta ei ole see superstar quarterback, aga come on, ta on parem kui mis iganes asi sul on pärast Joe Namathit olnud 60 aastat. Kui me eksi, see oli see off-season, kui neil oli Ryan Fitzpatrickiga see teine aasta, kus ta sai selle extensioni selle pärast. See oli küll õige. Vist oli, või oli see aasta hiljem, sest see oli 2015, millal Cousinsi off-season, 2016 või 2017 oli see, kus ta sainis selle. 2015 oli see Fitzpatrickiga see, kus nad vaata New Englandile kotti tõmbasid, vaata. Erik Dekker ja Brandon Marshall, Erik Dekker. Ja. See oli fun aasta, aga peale seda läks kõik aia taha järgmine aasta. Nagu Ott just rääkis. Nagu selles mõttes Jets peaks hüppama, nagu kui tuleb mingi quarterback, kes on nagu top 10 piiri peal. Ei, no mõtlen, kui tuleb. No näiteks Sam Darnold ka tehniliselt, Sam Darnold sa ei saa sinna tagasi võtta ja see on nagu pahandus, aga näiteks Bakeris oleks pidanud 100% võtma sinna, nagu isegi selle pealt, et no aga selles hetkes, nagu kas sa tõesti arvasid, et nagu selles hetkes vaata, kui ta Carolinas tuli, ta oli 2 kohas lahti lastud, vaata nagu Darnoldiga sama, nüüd tagantjärgi on hea öelda küll, et nagu ja oleks võinud, aga nagu selles hetkes ju tegelikult võib-olla ei olnud, Cousins on ainukehe näide, ta oli ju vaata pro pool vist. Nemad on liiga kauged näited, aga Cousins, kui mingi siuke Cousinsi laad, ma mõtlen korra, kes praegu, praegu aga pole ju, vaata see ongi põhjus, et ei lase kunagi turule. Sa saad Gino Smithi. Prescott peaks olema. Ei saa. Gino on ka seal käinud, ta ei tööta. Gino on ka seal käinud, appi. Kõik quarterbackid, keda, ma tean, see ei ole lihtne ülesanne, et noh, ma ei teagi, Dak on liiga hea, Dak ei ole see Cousinsi tase, kes on praegu see Cousinsi tase NFL-is üldse? Mul nagu ei oskagi öelda seda nime. No mingi Trevor Lawrence või mingi siuke ju. Aga nad ei liigu kuskile. Nagu tänapäeval. Ja ongi, nad ei liigu, see ongi see probleem, et kui sul on quarterback, sa ei lase seda mitte kunagi lahti vaata. Ja sellepärast see turg läheb ka nii üles. Ja siis sa oledki nagu Jets ja Browns, et sul peab nagu jõhkralt joppama, aga su tiimil ei ole veterani, kes suudaks seda veteran presentsit, kes suudaks õpetada, kuidas NFL-is asi käib versus kuidas NCA's asi käib. Ja, aga vaata, sul ei ole ka vaja ju tegelikult. Ma ei tea, väga harva juhtub midagi muud. Ja aga vaata, mis Põrro on teinud ja vaata siuksed vennad, vaata. Aga jaa, sul peab joppama, sa pead sellele õigel aastal stitt olema, vaata. Mida on Põrro teinud, on õige küsimus? Ei, aga lihtsalt Jetsil. Põrro on väga hea. Jetsil on see variant, et jälle, tooge veteran sisse, kes iganes see on. Aga võibolla on see aasta reload ja kui neil on 3 first roundi järgmine aasta ja siis tuleb see oodatud draft class, kus on Archid ja Lanorris Sellersid ja kõik tüübid, kes sees seal on. Äkki siis sa teed selle shoti ja 3 first roundiga võibolla isegi õnnestub midagi teha ka. Või siis on see, et sa võtad 2 aastat järjest fucking quarterback, äkki me ühega hiti. Ma just mõtlesin sama, et kui see Dante Moore on ja ta tuleb sulle, siis võta ta korja üles ja võta järgmine aasta veel üks vend sinna, siis proovime. Sest kui on vaja või liin on, jooksi on, püüdjad on. Ja Otil on hea point küll, nagu neil ei ole fucking quarterbacki olnud Joe Namathist saarik põhimõtteliselt 1969. Nad siiamaani räägivad Broadway Joe'st. Ja ongi ja tegelikult seal peab olema midagi kusagil väga-väga katkis ja pärast, et Sam Darnold mängis kusagil satsis, Gino Smith mängis kusagil satsis, need inimesed on mänginud teistes satsides. See on nagu, see kind of hakkab meenutama ka seda, et Panthersil ka ei ole päris ammu peale Cam Newtonit ja Cam Newton on effing legendaarne vend, nagu ma arvan, et see prime Cam Newton oleks võinud mängida kus iganes satsis, tema oleks võinud Jetsis mängida lebolt. Ja nagu, ja sa võtad selle peale, Panthersist tulid samamoodi, Baker, Sam Darnold ja nad nagu läksid teise satsi ja nad olid kohe head. Nagu vähemalt soliidsed quarterbackid, et mingitel satsidel on väga-väga pahasti sellega. Aga need satsid, ma arvan, saavad valel ajal selle quarterbacki. Ja sul on vaja offensive coordinaatorid, sul on vaja süsteemi, sul peab kõik paigas olema. See Panthersi lõpp oli, vaata kui Rule lahti lasti, seal oli see kuradi ma ju, vaata kõik see bullshit ka, see ei aita ka sellele vaata, mis ei ole vabandus, aga jah, kui sa vaatad, vaata paganama Miami Dolphins ju, tuuaga nüüd läheb jälle, hakkab nullist pihta, vaata, see Dan Marino saarik pole olnud quarterback. Ja Jetsiga ongi see, et nagu, okei, kui
mingi superstar treener ei ole saadaval, siis, aga noh, kas Aaron Glenn on ehitanud võitva kultuuri seal ülesse, et sinna on hea tulla ja hakata ehitama edasi, et noh, sul on vaja 1 aastat, kus sa nagu saad asja stabiilseks, aga noh, Jetsi puhul stabiilsusest rääkida on raske, nagu me siin räägime. Et jah, ma arvan, et tõmbame praegu punkti peale, sest me tahtsime kerge pool tundi teha ja me oleme 3/4 tundi jauranud ja peaks 3/4 veel otsa, aga meil on natukene veel vaja siin teha, et Ülar, vii meid ennustusmäng, kindlasti huvitav teema, millest me räägime siin kevadel ja suvel korduvalt. Ja, aga see kokkuvõttes see on hea näide, et nagu kurat, meil ei ole piisavalt quarterback'e. Võib-olla NFL-i standardid ja liiga kõrged või mis iganes põhjusel, see developmental liigi probleem. Minu meelest toppige, tehke mingi G-League Euroopasse, sul on turgu Euroopas sitaks nüüd. See NFL-i Euroopa, vaata, küsi Kurt Warneri käest. Ta on ehe näide sellest, vaata, kes pidi mängima, vaata, mitte istuma pingil, vaata. Euroopa või investeerige XFL-i, no kuhu iganes, investeerige kuhu. Nagu tehke mingi koostöö, vaata, aga jällegi see ei tähenda, et sul tuleb rohkem quarterback'e, vaata. Just täpselt. Nagu mõned inimesed põhjusega ei saa, vaata, NFL-i ei ole lihtsalt teada, vaata, et nagu see ka nagu aus otsus, vaata. Aga jah, lähme see ennustusmängu juurde ka. 15. nädal on möödas, 3 nädalat on jäänud ja kuule, meil hakkas üldtulemus viimase 2 nädalaga Christian Lintz on paugutanud siukseid tulemusi, et ta on praegu ühe mängu kaugusel liid Egonistis, kes siis Egon on esimene 141 võiduga, Christian on siis 140 võiduga teine koos Esperiga viigis, Kaur on siis 438 võiduga, siis Marko M on 137 võiduga ja, aga siin on ka see asi, ma korra vaatasin, kuna see on siin total võitud järgi, ma ei ole veel hakanud protsendi järgi võtma, meil on see paar venda, kellel on tegelikult nädal vahele jäänud ka, et kellel tegelikult protsenti ka päris kõrgel, et seda te peate ise vaatama, arvutama natuke siis, kus te olete. Aga siin hooaja lõpus ma teen ka selle viimase ära, et noh, protsendi järgi arvutame niikuinii. Et selles suhtes väga vinge viimased 3 nädalat räigeks rebimiseks on ja noh, Veljo ja Christian Lintz olid siis see nädal 13 ja 2, mis on nagu väga kõva saavutus on ja siis meil on Meelis ja Urmo olid 12 ja 3, mis on ka väga vinge ja see oli siis top 4. Jep. Oi. Ja võtame oliboostit ka, on sul õhku veel hinga korra ja siis... Ja ma teen veel paar luksun ja veel kroksu ja nüüd me tegime siis oliboostid ära, on ja mul on siin vale number, me oleme jälle kõvast august, sest et eelmine nädal me ei saanud ühtegi pihta, sest et meil oli 2 tükki elus veel viimase hetkeni, aga kahjuks ei tulnud ära. Kõik tundusid nii head ka kuidagi vahepeal. Aga eelmine episood rääkisime sellest ka, aga nüüd see nädal all to win'i parleis on meil Bengals, Lions ja 49ers. Peaks päris, Bengals mängib Quinn Ewersi vastu, tema esimene start NFL-is, jah, Lions mängib kodus Steelersi vastu, neil on must win, et saada üldse play-offi, Steelersi jaoks ei loe see mäng nii palju, San Francisco mängib siis Coltsiga, selleks hetkeks nad teavad, kas neil on võimalus veel division võita, sest täna öösel, kui Rams kaotab, siin on nagu legit võimalus division võita ja Philip Rivers on ikka quarterback veel, siis teine parlei on New England Patriots on +3,5 ja Denver Broncos võidab, ehk siis Patriots peab, kui ta kaotab seda maksimum, millega ta kaotab 3 punktiga ja ta mängib siis Ravensi vastu, kellel kaitse ei ole ka kõige paremini mängida, et see peaks olema natukene higher scoring game ka mõlema jaoks, et see on päris hea bet ja touchdowni parlei, kaks väga vinget, üks on püüdjate parlei ja teine on siis running back'ide parlei. Suurem on siis Nico Collins, Trey McBride ja Mike Evans saavad touchdownid, kõigil on head match-up'id ja kõik on viimastel nädalatel hästi mänginud ka ja running back'ides on Bucky Irving, Chase Brown ja James Cook. Ja siis need on, üks on 10 koefiga, teine 8 koefiga, 8 läheb see pea 9 juurde, boostime 10,5 läheb 12, et see on mõnusad touchdowni parleid ja siis proppide parlei me teeme täna öösel või homme hommikul ära, et selle leiate ka siis Olibeti kodulehelt, vasakus tulbas on oliboostid ja kõik NFL-i oliboostid on siis on siis meie tehtud ja aitate sellega ka. Just, Olibetis saate bettida, et jah, sealt oliboostide menüü seal vasakul, seal spordi all on ja siis sealt otsige üles NFL-i omad ja valige, millistega tahate kaasa tulla. Aga olge siis mõistlikud nende juures ka, nagu ikka. Week 16 tuleb siis nüüd see pühapäev päris nagu siuke üles-alla slate, aga selles mõttes on huvitav, et laupäeval on ka mäng, laupäeva öösel siis, aga täna öösel, neljapäeval, kui me lindistame, selles mõttes Ott saab oma viimased teigid siin jätta, kuna Los Angeles Rams at Seattle Seahawks see mäng on, et Ott, kuidas sa seda mängu nagu näed, et ülioluline mäng NFC Westis ja kui nagu Ott või see Ülar just ütles ka, et kui Rams täna siin peaks võitma või Hawks peaks võitma, siis see muudab tegelikult NFC's lõpusirget päris palju. No, siin on see teema, et nagu
meie peaks selle mängu nagu, me nagu peaksime selle mängu kindlalt võitma, et saada nagu põhimõtteliselt säilitada see variant nagu number 1 seedi saada, seepärast, et meie see schedule pärast on üsna, ei ole mingi võimatu, aga ei ole ka keeruline, meil on Panthers ja 49ers, et 49ers on veits siuke aga Ramsil on tegelikult pärast suht lihtne schedule ka, et nad mängivad Cardinalsi ja ma ei mäleta kellega, aga see on nagu mingi väga hirmus tiim. Et ühesõnaga see mäng nagu põhimõtteliselt otsustab ära selle NFC first seedi tõenäoliselt, et kusagil siin öeldi ka, ma ei tea, kas ma nüüd vaatasin seda seal oma Seahawksi challenge'ites või oli see päriselt NFL-i juttu, aga et see vist on nagu vähemalt üle, ma ei tea, mitme aasta nagu reaalselt 2 kõige paremat tiimi mängivad nagu Thursday Night Footballi omavahel. Nagu üle väga pika aja on see nagu nii nagu kõvad tiimid mängivad neljapäeval üksteise vastu. Et see on ka päris huvitav mingisugune statement, aga see võis olla seal Seahawksi enda kanalis ka, aga igatahes kind of kardan seda mängu lihtsalt sellepärast, et siin võib-olla näeb selle ära, et mul tuleb nõme see play-off'i aeg siin Seahawksi fännina. Aga teisalt nagu pigem tahaks, kui me peaks Ramsi võitma või ühesõnaga praegu, ma arvan selle mänguga saab suht palju teada selle koha pealt, et kas me lähme kuhugi või me ei lähe kuhugi nagu juba see aasta. Seahawks debuteerib väga, väga lahedaid vorme ka, neil on väga lahe kiiver täna öösel, et lihtsalt hoidke sellel silma peal, aga Ülar Puka Nakua on sattunud mingitesse draamadesse, et kas me tahame seda ka lahata siin kuidagi või lihtsalt loodame, et ta on peast soe vist, ma ei tea. See on nagu päris lamp. Ta ikka lappab Ja, et kas see too many hits to the head, aga jah, ma ei tea. Ta on päris halbu littega tegelikult saanud see hooaeg, kui aus olla. Ta on ju selle hooaja käigus on ta juba isegi nagu päris palju sinise telge pauku saanud. Ta on iga aasta, minu arust on iga mäng on mingi probleem, aga see lihtsalt kuidagi veidrad lood tema taga kuidagi. Suure kehaga receiver ka, kes tegelikult püüab väga keerulise palle ka ja ta nagu ei, selles suhtes ta paneb heas mõttes endasse olukordadesse ka, kus ta haiget saab, nagu selles mõttes, et ta on valmis siin enda keha nagu nii-öelda panema sinna liinile, et selles mõttes kui Pukat ja Davantet ei ole, siis see mäng on nagu selles suhtes, kui Rams läheb seal, Davante vist ei mängi näguni, tal on hämmidega mingi pahandus ja see short week ei aita sellele kindlasti kaasa, et receiver koha peal, kui hamstringidega on probleeme, siis on pahasti. Aga kui sul ei ole ei Pukat ega Davantet Seahawksi kaitse vastu, kes isegi sellisel legendaarsel semifinal Hall of Fame quarterbackil laseb 120 jardi ainult visata endale, siis ühesõnaga Rams nagu, või ma ei tea, kas Rams tulistab endale sellega jalga, kui neil lase Puhkal mängida või nad peakski seda praegu tegema, sest reaalsuses, ma nüüd väga pikale ajan oma teigi, aga reaalsuses, kas sa oled esimene või 5 seed, ainult see bye week on see erinevus, et sa saad natuke rohkem valmistuda, aga ütleme nii, et see 5 seed NFC-s on väga magus koht, kus istuda ka. Täpselt sama jutt, mis me rääkisime eelmine aasta, sa oled NFC Southiga, täpselt sama jutt, mis me rääkisime Ramsi kohta eelmine aasta, et kas neil oli veel võimalus, et kas sa restid Staffordid ja neid. Aga jah, ühesõnaga, põnev mäng tuleb öösel, et ma isiklikult plaanin isegi ärkvel olla sel ajal, võib-olla teisel poole, nii vara ka ei viitsi ärgata. Ott, saadame siis sinu praegu edasi ja teeme Ülariga need ülejäänud mängud ära, et siin on mõni täitsa pärl veel millest rääkida, aga jah, Ott, aitäh sulle ja või on sul veel viimane teik? Ma korra vaatan oma ennustusmängu selle ära, mul oli seal võib-olla üks pahandus, mida kui ma selle ära tegin, siis mul tuli üks see, kus ma mõtlesin korra, et kohe vaja korrigeerida üks asi ära. Ja üks see mäng oli vaja ära korrigeerida, sest ma pean seda välja ütlema, seepärast, et tegelikult mul on teiega päris secure vahe sees, et ma mäletan seda, kui Ingemar ka vaata see, kui ta hakkas, sorry, aga Ingemar hakkas ka vaata mingi aasta Ingemar hakkas ka mingi aasta rahulikult võtma, siis ta sõitis meile kõigile jumala tuivalt ennustusmängus suuska, et see, kui sa jälgid neid asju, siis see kind of teeb keerulisemaks ennustamise, kui see, et sa lihtsalt vaatad kahel satsil peale, mõtled, ma ei tea, Broncos. Aga ei, ma ikka jään selle peale, ma arvasin, mul oli teisipidi, ma mõtlesin, mul oli Denver ja Jacksonville olid vahetuses, aga ei ole. Let's go, siis on ennustused teile olemas. Teeme nii, let's go Titans ja räägime siis
järgmine nädal millalgi võib-olla isegi, aga vaatame. Jah. Ja kui mingi aeg teeme äkki suurema trenniga Paides, et võib-olla sinna kutsume ka pealtvaatajad ja võib-olla seal Kaarel leetab ka oma Dynasty liiga. Pealtvaataja tees oleks hea voh, jah, õige. Aga noh, we'll see, eks me launchime siukseid ägedaid üritusi kindlasti nii palju ette, kui me saame ja olge tugevad ja elagu Ameerika jalgpall. Just nii, plaan on palju, elagu Ameerika jalgpall. No nii, jääme siis seda lõpusirget lahendama Ülariga kahekesi. Laupäev öösel, nagu ma mainisin, laupäev öösel vastu pühapäev on 2 mängu, keskööl algab tegelikult Eagles at Commanders. Sellest mängust väga palju rääkida ei ole, Washingtoni poolt lihtsalt nii palju Jaden Daniels on lõpuks shutdown, mida me arvasime, et juhtub, et ma ei tea, mis siin suurimat teigid sinu jaoks on. Lane Johnson võib potentsiaalselt tagasi ja Jalen Carter on 2 nime, et Jalen Carteril oli see õlaopp, ma ei tea, kas me isegi mainisime, et naljakas, et oli õlaopp, aga seda on paar nädalat väljas vaata, mis on nagu huvitav, aga see on siuke puhastus oli rohkem, et need 2 nime play-off'iks nad tahavad kindlasti tagasi saada, Eagles tahab lihtsalt positiivset vibe saada aga kõige tähtsam asi siin mängus on see, kui Eagles võidab selle, siis nad sellega kindlustavad ka oma divisioni ja siis see on siis esimest korda aastas 2004, kui NFC Easti võidab meeskond 2 aastat järjest, ehk siis viimati tegi seda Philadelphia Eagles 2003 ja 2004 aasta. Et see on suur stat, et see stat saab läbi see aasta lõpuks. Naljakas, me oleme iga aasta siin podcastis rääkinud. Podcastis iga fucking aasta räägitakse sellest. aga jah, lihtsalt see nädal on Washington, Eagles lõpetab oma või hooaja kodus Washingtoni vastu, aga järgmine nädal on Eagles at Buffalo, mis on ka mäng, mille me võime kohe roheliseks märkida kui oluliseks mänguks. Ja siis öösel 3:20 laupäeval vastu pühapäeva on Green Bay Packers at Chicago Bears ja need tiimid just hiljuti läksid kokku, 28-21 Packers siis võitis, kes mäletab, Caleb viskas siis mängu lõpus, tegelikult drive oli okei, aga viskas mängu lõpus siis selle Indi, et muud valikut lihtsalt põhimõtteliselt ei olnudki. Või DJ Moore võib-olla oli, kui sa nagu tahad pigistada, aga see võib-olla peamine küsimus siin on siis see, et Green Bay Packers, kes kaotas Micah Parsons eelmine nädal ja sai veel mitu vigastust, mis Zach Tom ja Christian Watson tunduvad ikkagi lõpuks, et ei olnud nii tõsised, aga Evan Williams samamoodi, et mis sellest Packersist nüüd saab, et ma ei tea, Ülar, keegi selles kaitses peab step up ima pigem siis selles front sevenis või front four'id. Nad said iseenesest Lucas Van Nessi tagasi eelmine mäng esimest kord, esimese 7 nädala jooksul või midagi sellist, et ta aitab, aga nüüd on see offensive meeskond. Jordan Love peab tassima, sest tegelikult iseenesest nende receiver'id on terved. Christian Watson tundub, et see ei ole üldse nii halb vigastus. Ja mul tundus ka, et mängu ajal olin kohe kindel, et see on collarbone, aga tundub, et on okei. Aga tundub, et on nagu okei, eks sul on tegelikult receiver'i koha peal, sul on Jaden Reed tagasi on ja, sul on Christian Watson, Romeo Dobbs, sul on Wicks ja sul on Matthew Golden ka, sul on 5 receiver'it, nagu tegelikult seal talenti on ja nüüd on Jordan Love ja Josh Jacobs on sul selja taga ka, et see on see, kes peab tassima seda meeskonda, et enam Packers ei võida 20-17 mänge. See secondary on tegelikult terve aasta olnud siuke päris auklik, aga see kaitse front Packersil on ära katnud need augud secondary's. Et nüüd kui Evan Williams on ka veel vigane, siis see on ka natuke aita kaasa. Üks asi, millal nüüd ongi, et Chicago Bears, kes on vaadanud, Luther Burden on küll, või see söödumäng on nagu jälle avanenud Luther Burdeni tõttu, mis selles mõttes oli võib-olla oodata, aga nad tahavad joosta. Üks asi, Micah Parsons selgelt üks NFL-i paremaid pass rusher'id, aga üks asi, mida Micah Parsons väga hästi teeb, on kaitseb ka äärt. Ja nüüd on see küsimus, et sa näed, kuidas Ben Johnsoni ründeskeem seda jooksu lubab, et eelmine mäng ka Packersi vastu oli 4,3 yards per carry, et nii Swift kui Monongai said jarde, et nüüd on huvitav näha jah, täpselt ma arvan see, mis sa ütlesid, et Green Bay ei ole enam kaitsetiim, on ma arvan õige, et nad peavad rünnaku skoorima hakkama ja Josh Jacobs, keda sa mainisid, peab kandma väga kandvat rolli siin. Ja, aga siin mängu spetsiifiliselt nagu Bearsi kaitse ei ole ka mitte midagi erilist, ainuke asi, mis sa ei tohi teha Bearsi vastu, sa ei tohi palli kaotsi teha, seda on nii kuradi head selle palli ära võtmises või vahetava lihtsalt juhtub, et sa oled õnnega pooleks, sa oled õigel ajal õiges kohas. Vaata sama Packersi kaitse vist 2 aastat tagasi vaata kui McKinnil oli see NFL-i kõige rohkem interceptionid, sama, aga nagu see aasta ei ole enam, et see tuleb natukene nagu selle flow'ga ka, et see ei ole turnoverid üldjuhul on ju kõige statistiliselt kõikuvam asi, et üks aasta sul on, teine aasta ei ole jah, et siin ongi, et need on pluss 20 turnoverit, aga üks asi, mis me lihtsalt omakeskis äkki eile arutseme, et üllatavalt või Caleb'il on väga vähe interceptioneid ja üldse Caleb on tegelikult mänginud päris puhta hooaja ja running back'id ka ei fumble, siis ongi turnover battle'it lihtne võita. Jep, ja see ongi Caleb'i poolest kõige parem asi tegelikult.
ta viskab, vaata, ta teeb explosive plays, aga palli kaotuse siiamaani pole väga palju teinud. Eelmine mäng, jah, Backersi vastu just see oli see asi, mis ära lõpetas mängu on ju, aga. Tegi selle ühe ära. aga ta on selles suhtes väga hea olnud, et ta täpsus ei ole kõige parem, ta viskaprotsent on väga-väga halb, ta on samas kategoorias Josh Alleniga. Kui sa vaatad Josh Alleni karjääri, Josh on alati mingi 63% juures, eliidid on NFL-is tänapäeval juba 70 pluss, vaata. See on crazy tegelikult, et me räägime, 68 on nagu hea, vaata vanasti oli 60 oli hea. Või mis vanasti, 10 aastat tagasi. Tagasi Eli Manningu esimesed aastad, see oli 60% on hea. Mängul oma karjääri lõpus, kui Ben McAdoo oli offensive koordineeter, siis ta sai selle 67 peale, kuule, päris okei on. Jah, see level on tõustud korralikult nagu. Vaata, ma mõtlen, mis need Breeze'i aastad, Breeze oli esimene 70 prossaga. 74, 2 aastat 74 prossa ja siis tal oli 72. Tarnodil on mingi 78 veel või Tarnodil on päris kõrge, tal juhib minu meelest liigat praegu. See aasta nagu jah. Jake Browning on hooaja all-time hooaegades jagab 16. kohta. Kes see kolledži quarterback'il on 82% praegu või midagi sellist? Kas Mendoza, üks kolledži quarterback, ta on väga lähedal tegema NCAA rekord, mis on 80+%, mis on nagu okei, Bo Nixil oli ka ju vaata räigelt suur. Aga ta vist screen ainult. Ta vist screen, jah, kolledžis on erinevaid süsteeme, aga see on ikkagi rets, need percentage'id on nagu nii palju muutunud, vaata, see sama, mis me rääkisime quarterbackidest enne pikalt ongi see, et mäng on ka muutunud, et kolledžist tullakse täiesti teistest skeemidest välja. Aga jah, kellel siis und ei ole laupäeva öösel, saab Chicago at Green Bay vaadata, mis on, või vastupidi, vabandust, see on Green Bay at Chicago. Huvitav mäng, põnev mäng ja tähtis NFC Northis ja tähtis NFC's üldiselt, sest Chicago'l on täitsa hea võimalus veel siin võiduga first seed'i peale mängida. Ja siis lähme pühapäeva juurde, early window, siin on omajagu mänge, aga enamus nagu on sellised, kus kas või üks tiim on vähemalt väljas, aga early windows on üks päris korralik andmine, mis esialgu tegelikult ei paista nii. Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers, mäng toimub Carolinas, mõlemad tiimid on 7-7 ja see on siis ühtlasi NFC South'i esikoha peale võitlus. Samad tiimid mängivad week 18 ka, nii et see teeb sellise väga korraliku lõpuspurdi mõlema tiimi jaoks, kus Carolina, nagu me enne mainisime, Price'i juures me siiani ei tea Carolina kohta midagi ja Tampa Bay, kes peaks hädasti paremini mängima hakkama alates oma quarterback'ist kuni oma kaitseni, et ma ei teagi, Ülar, kumbalt poolt sa nagu esimesena seda vaadata tahad, et Panthersist või Tampa Bay'st? Nad on mõlemad, vaatasin siis divisioni rekordit, mõlemad on 2-2 divisionis ka, et siis tegelikult see mäng ei loe midagi. Selles nagu, sest et või ta loeb konverentsis on mõlemad, üks on 5-5, teine on 5-4, need on need järgmised tiebreakerid, vaata. Kui nad lähevad 1-1, vaata oma vahel mängudes, et siis tulevad järgmised tiebreakerid on ja kui need sama rekord peab ka muidugi olema. See week 18 mäng isegi nagu sõltub rohkem. Jah, tegelikult küll, jah. See arvatavasti on niimoodi, et see mäng väga ei loe ja week 18 on see winner takes it all. Jah, tundub nii, pigem liigub sinna poole. Kollapsi, aga üks nagu kõige naljakam stat oli, ma kuskil poole silmaga nägin seda esmaspäeval, aga ma otsin üles, ongi nii. Panthers on kaotanud järjest 12 mängu, kui nad on olnud enne mängu favoriidid. See on NFL-i rekord on 14, eks nad on väga lähedal sellele. Siin mängus see ei lähe edasi, sest nad on praegu underdogid. Aga vastupidi, nad on võitud kõik oma 7 mängu see aasta, kui nad on underdogid olnud. Ja NFL-i rekord on 8 tükki oli siis Kirk Cousinsi 2015 aasta Redskinsi meeskond, kes võitis ka 8 mängu, kõik olid underdogid, on ju. Et Panthers nagu, kui ta on underdog, nad võidavad, kui ta favorit, nad kaotavad. Ma ei tea, mis see tähendab ausalt öeldes, võib-olla ta näitabki ära selle, et see meeskond on kõige random meeskond üldse, kes peaks minema 8-8, aga enam ei saa minna, siis lähevad 8-9 või 9-8. Jah, 9-8 või 8-9 ja tõenäoliselt 9-8 läheb juba play-off'i selles divisionis, see ongi nagu crazy, et see ongi see, et kui sa oleks mulle enne hooaega öelnud, et week 16 Tampa Bay või week 16 ja 18 Tampa Bay Carolina on nagu oluline mäng, ma oleks nagu nõustunud sellega või aru saanud, aga see, et me oleme siia jõudnud, kus nagu ma ei tea isegi mis asi Tampa Bay tegelikult on, sest nad hooaeg alustasid nii hästi, Baker oli MVP kandidaat, Emeka Ekpuka oli superstar rookie receiver ja rääkimata siis kõik need vigastused, mis neil siin vahepeal tulid, nüüd on Mike Evans tagasi, ta andis loomulikult annab nagu elemendi, aga Baker Mayfield ei ole ka hea olnud ja Emeka Ekpuka on ära kadunud ja see jooksumäng on nii up and down, et selles mõttes Bucky Irving tuli tagasi, aga Rashad White on kes ta on, Sean Tucker, ei mängi ka enam rolli, et see Tampa Bay ja kaitse on lubanud, ma kuskilt vaatasin just, et 111 explosive play'd, et seda kaitset saab rünnata ka pikkade play'dega. Et
jällegi iga nädal tundub, et Carolina nüüd tõestage ennast, et te olete see tiim, aga nad näiteks Panthers, ma lihtsalt vaatasin, Panthers on see aasta 2 korda Saintsile kaotanud. Week 10 ja Week 14, et oleks need mängud splittinud, sa oleks praegu divisionis esimene, et nad on ise seda võimalust käest ka lasknud. Ja aga siin mängus on nagu Tampal on probleeme nagu kui Baker on under pressure, aga see mäng Panthers on NFL-is kõige halvem pressure rate'is kaitses, et see on üks koht, kus Tampal peaks olema eelis ja sa saate Panthersi vastu joostega päris okeilt, et Tampal, Bucky Irving on loodetavasti natuke tervem ka iga nädalaga, et siis on natuke rohkem saab palli, et nagu Tampa on ikkagi kodus põhjusega favoriit ka vaata, et aga Panthersi kaitse arvatavasti ei suuda piisavalt Tampa rünnet peatada, aga nüüd X-Factor ongi see Panthersi rünne, sest et Buccaneersi kaitse statistiliselt on hea, aga hooaja algus oli see, mis hoidist üleval, nüüd see viimase 6 aega on ikka päris halb olnud, nii söödukaitsed, explosive play'd, kõik asjad, et kui Panthersil on võimalus siin keep up'ida ja teha siuke nagu vaata nagu Ramsey vastus, kui high scoring mängu võita, aga nüüd ongi Bryce Young, let's go, show it to us, on ju. Sest Carolina rünnak on nagu, ma ei tea, see jooksumäng, mis oli hooaja algus oli eriline nagu faktor on nagu nüüd ära vajunud veidi nädalast nädalasse küll. Rico Daudel ei ole nagu see üks, vaid nüüd nad jälle splitivad Chubaga, mis ilmselt on õige otsus, aga üks suur X-faktor, kes on tulnud, on Jalen Coker, kes on siis see püüdja, keda oodati vigastuse pealt tagasi hooaja algus. Et Coker suudab igal pool mängida ja see nagu avab Tetoroa McMillanile selle nagu X-receiveri koha, kus ta ka tegelikult nagu särab, et see Panthersi infrastruktuur tegelikult on päris hea, aga lihtsalt nüüd on nagu see hetk, nagu me enne rääkisime, et kas sa tahad Bryce'ile selle kontrakti anda, see on tegelikult see hetk, kus Bryce Young peab nüüd võitja olema ja need mängud võitma, aga teiselt poolt Tampa Bay on favoriit kodus põhjusega, nagu sa ütlesid. Õhtul, siis õhtune pühapäevane õhtune aken, vaat siin on nüüd 2 väga head mängu meie silmis. Esimene on Jacksonville Jaguars at Denver Broncos, Jags on 10-4, Denver on 12-2. Broncosel on võimalus isegi number 1 siit tegelikult clinchida, aga see eeldaks, et nii Chargers, Patriots kui Bills kaotaksid, mis ei ole nii tõenäoline, aga AFC Westi clinchivad, kui nad võidavad ja Chargers kaotab ja olukord on veel see, et Chargers on varajases aknas, nii et Denver teab, niikuinii tahavad võita, aga kui siis tahavad võib-olla veel rohkem võita. Jagsil ka teiselt poolt võitu vaja, eriti divisionis, kuigi rekord on päris hea, aga Texansil on nagu tiebreaker nende üle. Aga see mäng paneb siis vastamisi 2 quarterbacki, kes tulevad oma karjääri parima mängu pealt põhimõtteliselt. Trevor Lawrence tuleb veel parima perioodi pealt, aga see, mis Bo Nix eelmine nädal Green Bay vastu tegi, oli muljetavaldav, et ma ei teagi, kumbat väljaku poolt sa nagu siin esimesena näed. Aga ilm hoopis. Florida meeskond peab tulema talvel Denverisse mäe otsa, et see on kusjuures Trevor Lawrence, et sa hästi mängid, eliitkaitse, sul on nüüd ilmast ikka raske, et see on väga katsumus, lihtsalt näha, kas see nagu, mis Jaguars on viimase 6 aja jooksul teinud, et kas see nagu päris või on see nagu natukene overachievement, lihtsalt head match-up'id olnud, aga muidugi, kui sa struggle'id Denveri vastu Denveris, see ei ole ka maailma lõpp selles suhtes, et nagu Denver on eliitkaitse põhjus. Järeldusi teha nagu on raske selles mõttes jah. Ja, aga see lihtsalt on nagu huvitav nagu Jaguarsi fännidele ka näha, kus su meeskond on vaata. Aga üks asi, mida Denveri vastu eelmine nädal just Packers tegi päris edukalt oli jooksmine. Ja Jaguars tegelikult, kui sa vaatad seda rünnet, see run first offense ikkagi tegelikult. Et Etienne ja Dutton, Patrol Dutton on teine running back. Et nad Etienne on eriti hea olnud see viimased nädalad, aga need mõlemad on nagu väga okeid running back'id ka, et see on üks, ma arvan, Jaguars ründes peab jooksumäng käima ja siis ma saan neid hittida, Jacoby Myersit, Brian Thomas ja siis Parker Washingtonid on ja siis Brenton Strange veel tight endi peal ka, et nagu talenti on tegelikult see ründes. Ja Liam Cohen on ka teinud, lihtsalt ma vaatasin ilma Denveris on 16 kraadi pühapäeval ja päike väljas tundub, ma ei tea, võib-olla Florida tiimi jaoks on jahe, aga nagu me Miami Pittsburghis nägime. See on siuke tõesti suve ilm ju. See on siuke jah. 16 kraadi, mis kraadides? See peab olema, see on BBC weather, see on Celsius. Okei. Aga võib-olla mõni teine allikas näitab teist ka muidugi, aga jah. Aga tundub, et on okei. Aga võib-olla Florida tiimi jaoks on see ka küll. Esmaspäeval 23 kraadi. Ma vaatasin ka jah. What the fuck? Vaata see 16 on täpselt see ilm, kui sa sõpradega plaanid grillima minna ja siis ülejäänud päevad on 25 üks päev. Eestis on 10 kraadi kevadel, me läheme grillima juba. Kuule, me käisime teisipäeval, läksime Sõles, jumala soe oli, ma olin üllatunud. 7 kraadi just. Aga ühesõnaga tuleme selle mängu juurde tagasi, et see Jacoby Myers just eriti või see Liam Cohen'i rünnak on nagu
jõudnud kohale ja tegelikult üks asi, mida Denveri kaitse vastu, see Denveri kaitse, mis on NFL-i üks paremaid, tegelikult palli on liigutatud selle tiimi vastu, lihtsalt küsimus on nagu selles, et sa pead olema stabiilne, sa ei tohi turnoverit teha ja red zone'is, sa pead explosive'id ka tabama, et selles mõttes sa ei saa Denveri vastu lihtsalt pikkasid drive, pikkade drive'ide järgi, nad ühel hetkel teevad play või võtavad isegi turnoveri, et see tuleb igat pidi tuleb korralik match-up, kas see on siis Jaguarsi ründekoordinaatorist peatreener Liam Cohen versus Vance Joseph, kes on Denveri defensive coordinator või siis legendaarne Sean Payton versus Anthony Campanile, kes on siis Jagsi noor DC suht tundmatu nimi, kes tõenäoliselt suvel saab haipi, kui nad siin veel edasi võidavad head coach'i kohale. Aga Denver on 11 mängulise win streak'i peal, viimased 3 mängu pärast bye week'i on neil iga mäng olnud ligi 400 jaardi, 2 mängus tegelikult isegi üle. Ja turnoverid on 3 mängu peale kokku 3, et Bo Nix on mänginud suurepäraselt ja Sean Payton on need running back'id ka tööle saanud, et see on täpselt selline nagu AFC ja Denver on 2 nädalat järjest, eelmine nädal Green Bay'ga, nüüd on Jacksonville'iga, kus jälle tõestage ennast, iga mäng on tõestusmäng Denveri jaoks praegu. Ja Denver on ikkagi põhjusega, vaata, mis nad tegelikult, kui suured favoriidid, ma arvan mingi pluss, rohkem kui 3, see on, ma imestaks, ilmselt tegelikult on lausa, ongi ainult 3 tegelikult, okei. Okay. No ja, et Jaguars tuleb nii hea mängu pealt, jah. Aga Jaguars on ka hot, vaata, ja Jaguars on nagu tõsine, nagu ikka paras katsumus neile ka, aga Denveri koha pealt, sul on potentsiaali võtta siin number 1 seed kinni ja kui play-off'id lähevad läbi Denveri, see on räigelt suur koduväljaku eelis nagu. Ja see on rääkimata ilmas, see on vali koduväljak ja fännid, kes kannavad oranži 80 000, see on suur areen ja see kõik see. By the way, see võib uuesti väga reaalselt play-off'is juhtuda täpselt sama pidi ka, et korra veel vaata oma vahel. Et see võib olla siuke rematch olukord, et see on väga vinge ja late window'is tasub nagu ilmselt ühel ekraanil on kohe kindlasti Jags Broncos. Ja siis teine ekraan või kellel on 3 ekraani, see on eriti tubli. Pittsburgh Steelers at Detroit Lions, naljakal kombel mõlemad on 8 ja 6, jällegi tundub nagu väga erinevad tiimid, aga mõlemad on 8 ja 6, üks on AFC's, üks on NFC's. Lions on suur favorit, mõned kohad näitasid, ma vaatasin enne, mõned kohad näitavad touchdown'i kodus loomulikult, mõned kohad -6, mõned kohad touchdown. Aga Steelers on jube hea soos viimased paar nädalat olnud ja Aaron Rodgers mängib viimase mingi 2-3 aasta parimat footballi, ja teiselt poolt Detroiti kaitse, nagu viimased paar aastat on olnud, on vigane ja ei ole võib-olla nii hästi komplekteeritud, kui sa tahad, et tegelikult Pittsburghil on siin täitsa hea võimalus nagu jätkata, et ma ei tea, Ülar, kas sa nagu arvad, et mitte et nagu seda Pittsburghi rünnet nagu overhype'ida, aga nad on hästi mänginud, aga ma ei tea, kas see stabiilsus on nagu peamine asi vist. Ja kas nad suudavad skoorida 30 punni? Just. Nagu ilma vastasmeeskonna vigadeta vaata. Et see on kõige suurem katsumus ongi, et tegelikult vastupidi, kas Steelersi kaitse suudab peatada Detroiti rünnet vaata, sest Detroitil on kaitses probleeme, aga ründes neil ei ole nagu otseselt probleeme olnud, et eelmine nädal ka ju Ramsi vastu 34 punni või? Just, ja tegelikult võib-olla oleks seda mängu isegi võitnud, kui neil ei oleks ka, Rams poleks nagu suutnud seda plaastrit peale panna, et see ongi näiteks, et Lionsi kaitse on lubanud NFL-is 3, nad on siis lubanud tagantpoolt 3. Kõige rohkem explosive play'sid, ehk siis 20+ jarde, Steelers on 4. tagantpoolt, et need on 2 tiimi, 2 kaitset, kes lubavad pikkad play'd. Ja kui me nagu võtame selles joones, et kõige plahvatuslikum tiim võidab, siis Detroitil ongi touchdown'ini eelis võib-olla, aga see ei tähenda, et Pittsburgh ei või sinna minna ja nagu füüsilisega üle mängida. TJ Watt on väljas, eks ju, ta ei mängi. Me ei tea seda, ametlikult pole öeldud, aga ma eeldan küll jah, et kui sulle kopsu lõigatakse. Kui naljaks lihtsalt vaadata injury report'i, tal on see põhjus on kopsud. Jõge. See on crazy sport, mida me jälgime, see on jah, aga see kuidas low-key, see võib siuke shootout olla ka, sest eriti kui Steelers jääb taga rolli vaata. Et see on väga entertaining game võib-olla. See tuleb igat pidi, ma arvan, lahe mäng, et ma ei tea, kas Jameer Gibbs jooksib 4 touchdown'i või, aga jah, 2 California quarterback'i, ehtsad California kidid siuksed ka, et tegelikult väga lahe match-up nagu visuaalselt ka. Detroitil on rohkem vaja seda. Sest et nagu Steelersil otseselt ei loe, sest et pärast kohe jõuame Ravensi mängu juurde ka, Ravens ka võib suurde tõenäosusega kaotada, isegi kui nad üks võidab, teine kaotab, seal ei ole suurt vahet, sest et see week 18 ikkagi otsustab. Aga kui Detroit kaotab, siis kurat, neil on väga raske wildcard'ina sisse saada juba.
jah, sest division on nii tugev ja noh, Green Bay'st just rääkimata siis Chicagost. Noh, kui juba Ravensist juttu tuli, Sunday Night Football, see oli siis see mäng, mis flexiti Sunday Night'i, tegelikult oli vist isegi early window. New England Patriots at Baltimore. Mäng siis jah, Baltimooris toimub, et Patriotsil tuleb siukse valusa kaotuse pealt, aga me just vaatasime enne ka, et Patriots on pluss 3,5 oli või? Mis... Ei, 3 on tegelikult. Mis minu jaoks Ravensi fännina on natukene pöörane, sest noh, ma ei usalda kohe üldse seda Ravensi tiimi, et noh, mõlemad tiimid, sa võid mõlemale tiimile ette heita see aasta, New Englandile heidetigi hooaja algus, et noh, pehme schedule. Ravens lihtsalt tuli teiselt poolt, nad said nii palju tappa, et noh, see pehme schedule tuli nagu kasuks. Aga noh, vähemalt Patsil on see mingi Billsi võit seal vahel ja nad on mänginud tugevate tiimide vastu hästi. Ravensil pole ühtegi meenvat võitu olnud, kõik võidud, mis nad on saanud, on üle kaitsete, mis on halvad. Ja noh, sellele mängule annab veel siukse väikse tooni John Harbaugh versus Mike Vrabel, kes neil on beefi. Neil on varasemalt beefi olnud, nüüd noh, ütleme, noh, Patriotsil ja Ravensil on ka beefi, aga siis kui Vrabel oli Titansis, siis oli nagu eriti, et see tuleb siuke mäng, kus kumbki meeskond ei anna teisele armu ka, et Sunday Nightiks sobib ideaalselt, sest kahju, et nagu Eesti fännina seda nii hea vaadata ei ole, aga NFL-i 2 kõige halvemat red zone'i rünnakut ka naljakal kombel, et mõlemad tiimid sõltuvad, Patriots võib-olla eriti sõltub nagu explosive play'dest, et ma ei tea, Ülar, mis su arvamus sellest või hinnang sellele mängule natuke ausalt öelda see eelmine nädal, see Patriotsi teine poolaeg just ründes pani natuke muret tekitama ja neil oli see üks explosive play, võtta see Hendersoni run ära ja see on kõik ka, need rohkem ei tee mitte midagi tegelikult eelmine teine poolaeg, just see, et kas neil ei ole difference maker'id ründes peale Hendersoni. Henderson on vaata explosive play. Ja isegi Booty ei ole. Ma arvan, me näeme võib-olla isegi rohkem Drake Maid jooksmas. Drake Maid jooksmas, sest see on üks element, nagu mis eelmine mäng ka ju 2 touchdown'i jooksis on ja. Et see võib-olla toob ühe elemendi juurde ja õnneks kahjuks Ravensi kaitse või samas, kas Ravensi kaitse on väga palju halvem kui Buffalo oma? Jah, ma just mõtlengi, et noh, et ma arvan ka, et need on väga rünnatavad või isegi parem potentsiaali ja rohkem. Nad on mänginud parem, neil on paremat mängijat tõenäoliselt küll. Nagu, ja noh, lihtsalt jah, Ravensiga nagu kuidagi kaitses juhtuvad mingid asjad, mis on alati jabur, et eelmine nädal nad said Bengalsi vastu tagasi Tavius Robinsoni, kellest ma rääkisin. Väga hea mängu ja Ardarius Washington, kes täiustab seda sekundarit, aga ma arvan ka, et noh, see ongi see, et kui me räägime, et Patriot sõltub explosivitest, siis Ravensi kaitse vastu on neid explosiveid saadaval nii mõnigi ilmselt mängu jooksul ja noh, need ongi, et ma üldse imestaks, kui Henderson jookseb mingi pika või Drake jookseb mingi pika või noh, ongi, et Ravensi secondary kaotab mingi Keishon Booty sinna taha ära või kus iganes, et see kuidagi ma nagu olen väga ettevaatlik oma ootustega selle mängu osas, aga noh, Ravensi poolt oleks võit väga vinge siin, et noh, vähemalt Lamar Cincinnati vastu või iga nädalaga tundub, et ta liigub paremini, liigub kiiremini ja eelmine nädal ka mäng oli algus, oli aeglane, aga Zay Flowers küll droppis paar palli koledalt, aga tegi ka play'sid ja Derrick Henry said ka käima, et natuke tundub, et Ravens nagu saab õigel ajal hoo sisse, aga lihtsalt küsimus ongi nüüd see, et sa pead Pittsburghi vastu nagu, või noh, sa pead play-off'i saama, see on nagu see küsimus ja ma just ründe koha pealt ka, et nagu ma ei tea, kui palju ma ka Ravensi rünnet usaldan tegelikult. Vaata, et nagu stabiilsusega just eriti, et nagu eelmine nädal, sul oli Likely on ju, Fantasy's ka, see aitas korralikult, et ta 0 punkti sai on ju. No ja mul oli Andrews ka, kes sai 3 punkti, et no ega vahet ja Patriotsi kõik 3 linebackerit on ka injury report'is, Spillane, Harold Landry ja Ellis ka kõik 3-kesi, et see on ka üks asi, mille silma peale vigastuse koha pealt. Ja Buck Hannon ka teie linebacker, kui sa ACL läks eelmine nädal on ju. Rookie linebacker, kes on hästi mänginud jah, et noh, loodetavasti saab teda nagu asendada, aga seal ta oli väga siuke plahvatuslik, et üks asi, mis ja vigastustest veel, et noh, Milton Williams, kes Patriotsis nagu seda front four'i, et eelmine nädal ka Bills sai väga palju nagu seda või kaitseliini nagu liigutatud ja noh, see ei ole asi, mida Buffalo on see aasta väga hästi teinud, et noh, üks variant oleks, kui Ravens saaks lihtsalt kehtestada Derrick Henryt, Ravensi ründeliin on teine asi. Mõtle, mis Milton Williams number 77 vastu teeks, ta jookseks ümbertult läbi. Ma ei taha mõelda seda peale. Nagu, need kuradi Ravensi kaardid, see oleks jumala hea tiim tegelikult. Okei, last olla. Lähme sedasi, jah, see on väga vinge mäng ja ma loodan, et ma saan ärkel olla ja Paveliga ühel hetkel nagu mängu alguses trash talk'ida räägid ja siis mingi esimese veerandi lõppes magama minna pettunud. Aga võtame siis Monday Night'i ka ja siis lähme korra tagasi sinna pühapäeva peale, et San Francisco at Indianapolis Colts. Tundub, et Philip Rivers, kuigi Anthony Richardson jah, ta saab siis nüüd football activities juurde tagasi tulla.
aga nad ei ole confirminud, et ka üldse tuleb see hooaeg. Jah, just. Mis on huvitav. Silmavigastused, noh just kui oleks võinud vormi jääda, aga no jumal see teab, sest ma kuskilt mingid beatwriterid kirjusid, et ei, et olles näinud Anthony Richardsonist, noh see, et me lihtsalt kutsume seda mingiks kummilindi õnnetuseks on nagu, noh see on understatement, et see pidi ikka päris kole asi olema. Okay. Aga jah, tundub, et Philip Rivers mängib koduväljakul, kodupubliku ees ja mis kõige tähtsam katuse all ja seinte vahel, et see võib-olla natukene aitab Philip Riversi nuudli kätte, aga noh siin tundub, et 49ersi mäng, mida kaotada selles mõttes, et 10-4 versus 8-6 ka ja see tundub siuke, et lihtsalt jookseme ja vaatame, mis see Colts vastu suudab teha meile, et ma arvan, et Seahawksi võib-olla veel Philip Rivers üllatas, ma arvan, San Franciscot nad ei üllata, et see siin tundub nagu San Francisco ja nende kaitse eriti võiks selle mängu. Ja nagu Robert Sala, ma ei ole mingi kordi kaitsespetsialist, ma natukene tean kaitsemängust, natukene. Aga jumala savi stack the box. Kui Philip Rivers beatib seda 1-1-ga nagu sügavate söötudega, müts maha poisi eest, see tõenäoliselt väga väike, et see juhtub. Sa ei tohi anda seda, mis tegi vaata Seahawks eelmine nädal. Nad andsid neile 4-5 jaardi kogu aeg jooksu, kes nad kontrollisid vaata ise ründes aega ja sellega Seahawks ei saanud kunagi omakorda ründes väljakul oma rütmi kätte vaata. Ja siis nagu ilmselgelt see on ainuke võimalus, kuidas Colts saab võita selle mängu vaata. et Robert Sala, ma arvan, see tagab pressure'it saatma siin. Jõhkralt, ma arvan ka, et saadad 5-6 julgelt ja noh, muretsed Jonathan Taylori pärast ja lepid sellega, mis nagu vastu tuleb, sest tõesti Rivers on lahe story, aga kätt väga palju. See on ka lahe, et nagu Shanahan ise ütles seda, kus Bretšikale, et ma rääkisin eelmine nädal Philip Riversiga, sest et Gus Bradley on neil assistant head coach San Franciscos ja Gus Bradley on hea sõber Riversiga, seda helistas ja jalutas lihtsalt Shanahani office'isse ja siis rääkisid oma vahel, et kuna neil see history ka vaata, ta ju pidi tulema tegelikult 49ersisse, kui need oleks Superbowlil jõudnud see 23 hooaeg vist. Aga ja siis Shanahan ütles, et kurat, me ei saanud liiga palju rääkida, sest me mängime potentsiaalselt 20 päeva pärast, mis see oli vaata. Et see oli siuke naljakas. Lahe story ikka, austus Philip Riversile. Et see, mis ta seal pärast mängu pressikonverentsil ka rääkis, vaata, et ma lihtsalt loodan, et mu kutid ja pojad vaatasid, et coach julges vähemalt teha seda, et see oli lihtsalt lahe siuke Hollywoodi stsenaarium. Aga Robert Sala teeb oma stsenaariumite õudukat. Aga late windows 2 mängu veel, Las Vegas Raiders at Houston Texans ja võtame teise ka ausalt öeldes Atlanta Falcons at Arizona Cardinals, Ülar, kumbat mängu sa tahad? Falcons ja Cardinals on, see tuleb arvatavasti entertaining, sul on Cousins versus Brissett, see on mingi 2018 aasta versioonid umbes, ma arvan, et seal me näeme päris palju palli kaotsi, ma arvan, et see over-under ma näiteks kokku mingi 3 interceptionit, kui mitte isegi rohkem, fucking teeb asja, paar fumblit, sest Atlantal on front ka, jõuavad sinna kuradi ja Brissettil löövad palli käest ära, aga Trey McBride teeb oma playsi, Michael Wilson teeb oma playsi, Drake London on potentsiaalselt tagasi lõpuks, et ta teeb oma playsi, et ma arvan, et see on siuke minge mäng, mis midagi ei loe, vaata, välja arvatud drafti positsioon. Ja siis teine mäng, kus võib-olla natukene loeb midagi on, just enne rääkisime seal Jaguarsi Denveri juures, et Houston Texans, Raiders at Texans siis, et Texans, davai, jätkame nüüd, paneme selle mängu ära, nagu võtame kohustusliku ära. Ja siis Raidersiga naljaks, mis sa välja tõid, et Raiders on kõige halvem tiim NFL-is, et üldjuhul on see, et kõige parem tiim on see, kel kõige vähem vigastusi on, loogiliselt siis teistpidi, kõige vähem mängijaid IR-is, et see tiim on lihtsalt halb. Aga Gino Smith vist on starter, et ametlikult ei öelnud, aga Pete Carroll ütles, ta on terve, ta on väga hea välja näinud see nädal, et jah, Gino alustab see nädal, jah. Selle Texansi kaitse vastu. Jälle interception, ma ei tea, mis see over-under 1 on vähe, aga see peab mingi 1,5 tulema. 1,5 peab vähemalt. Kas Olipetis on olemas või? Kunagi võiks panna mingi Olipusti kokku, kus meil on lihtsalt turnoverid. Ja ainult negatiivsed asjad vaata. Underid ja turnoverid. Teeks ühe nädala, negatiivse nädala. Ja kui leiad, siis kohe ütle ka. Ja siis early windows lähme veel korra tagasi, siin on Minnesota Vikings et New York Giants. Vikingsi olukord on nagu ta on, et divisionist enam nii välja ei tule sealt, et nad mängivad ka nagu tuleviku jaoks. Giantsi fännina, mida sa nagu vaatad sellest mängust, ikka Jackson Darti ja kas seda, et hoiate esimesest pikist kinni? Oota, ma läksin Gino Smithi, seal ei ole over-underit, alati on 1 interception, see on 1,43 koefiga, ehk siis see on väga-väga madala koefiga, see on nagu väga-väga madala. Et ta viskab ühe või? Vähemalt ühe.
no see on easy money ju. ja see nagu tasuta raha on ju, kuigi noh, panustamise koha pealt võib öelda, et kui see on alla 1,5 väga pole mõtet panustada. Ja eriti olukorras, kus ta võib-olla ei mängi või mängib vähe või no mis iganes. Kui panustamissaidil on kõik tema propid üleval, siis ta vist mängib. Nad teavad rohkem kui meie vaata. Kusjuures vigastuse koha pealt, see on üks asi, mida vaadata rohkem teinekord. Kui kahe vahel mine vaatab betting saiti. Aga Giantsi mäng jah? Jep. Ma ei tea. Oleks vinge, kui me võidaks, aga samas on jumala... ega väga vahet pole, nagu esimene pikk oleks ka päris vingi siis saab off-season tuleb huvitav vaata, siis on mingi trade tuleb kindlasti. Aga mis ma näha tahan Giantsi poolt on Jackson Dart mängiks hästi, sest tegelikult ründes on meil kõik alles välja arvatud Neighbors ja Scadaboo. Meie kaks kõige paremat mängijat võib-olla on ja, aga Dardil on Robinson, sul on Slayton on ja, sul on Tracy, sul on Singletary, running back'id ka ja ründeliin on ikka terve veel, et nagu ma tahaks lihtsalt näha, et ta mängiks nüüd sellel tasemel, mis ta oli enne vigastust, vaata. Et eelmine nädal me nägime natukene neid nagu flash'e, aga mängu lõpus, kus oli võimalus järgi tulla ja potentsiaalselt viigistada või lausa võita, ta ei suutnud neid play'si teha, vaata. Et nagu see on üks asi, mis näha, et kindlustaks seda, et nagu good vibe check järgmiseks aastaks ja Minnesota poolt on suht sama ju. Sa tahad näha, et JJ McCartney annab sulle mingit lootust. Samas, kas sa tahad näha? Ja, ma just võttasin ka, et äkki tahad Kyler Murray't näha ikkagi. ja äkki seal ongi need, et fuck it, on nii halb, et me saadame ära, vaat see põhjus ära saata lihtsalt, ma ei tea. Aga mõlemalt poolt noored quarterbackid, et Minnesotal on Jonathan Grenard ja Josh Metellus on mõlemad IR-is, et nad kaitses vähem talenti ka, aga see on üks mäng, kus ma arvatavasti viimati, kui Giants mängis minust Vikingsiga, siis Van Ginkelil oli pick six, et siis vaatame, panustame sinna poole. Jah, oli vist tõesti. Ja teine New Yorki tiim, Jets läheb siis New Orleansi Saintsile külla ja me just enne naersime siin, et kas tõesti Saints võtab 3 mängu winstreaki hooaja lõpus, sest praegu paistab nii, sa mängid Brady Cooki vastu, mis seal muud ikka juhtuda saab, et see, ma ei tea, Brady Cook saab vähemalt eelmine mäng näidati ka, kui ta seal touchdowni viskas, vaata näidati ta perekonda ja kõik, et tore story, Brady saad oma hetke, aga kurat jah, New Orleans mängib ennast hooaja lõpus siin top 10 piki peale veel. Ja noh, nad lähevad siis valet pidi top 10 poole. Aga Jetsil on pigem oleks hea, kui sa kaotad ja see on ka põhjus, miks Brady Cook mängib mitte Tyrod Taylor või Justin Fields, kes on terved see nädal. Et ja, aga noh, Brady Cook, sa võitled selle peale, et NFL-i jääda, et potentsiaalselt tuleb back-up quarterback, vaata, näited midagi. Et selles suhtes mingi story, aga Saintsi poolt Devin Neal ja Devon Vele, nende receiver ja running back on väljas, aga Kamara peaks tagasi olema. Ja siis siin early windows veel üks mäng, mida ilmselt Red Zone'i fännid näevad täpselt nii palju, et Scott Hanson ütleb, et ja nüüd lähme Miami'sse, kus Quinn Ewers esimese play teeb. Cincinnati Bengals at Miami. Ma ei tea, ma isegi ei tea, mida nagu oodata Quinn Ewersist, selles mõttes, et tegelikult haibiti ju paar aastat tagasi Texas väga palju, aga noh, võib-olla tegi vale otsuse. Ohio'sse ta lõpetas keskkooli aasta varem, ta commit'is Ohio State'i. Ja siis ta transferis ära, vaata. Kas ta oli mingi ta ei olnud number 1 rekruut, aga ta oli mingi number 3. Number 1 quarterback oli minu mõelest. Jah, rekruut, et selles mõttes, talenti on, selgelt potentsiaali on, aga lihtsalt jah, selles Miami struktuuris võib-olla ei ole nii kerge seda teha. Teiselt poolt tahaks nagu Cincy ka, ma muidugi ei tea, mis Cincinnati fännid arvavad, neil on 9. pikk praegu, kas sa tahad võita või kaotada, aga tahaks lihtsalt samamoodi seda positiiv vibe check, et Joe Burrow hitiks Jamar Chase'ile paar tükki. Ja Burrow, kusjuures seal on mingi personaalne draama ka, mingi isiklik jama ka tundub, sest ta on ise viidanud ka mitu korda sellele, et see ei ole ainult football, et võib-olla tal elus ka midagi on keerulised ajad, mis iganes, oleme kõik inimesed, ikka juhtub, on ju. Et ma arvan, et see on ka natukene ühe nurga alt ka pressure meeskonnale, et tehke rohkem lükkida, andke mulle paremaid mängijaid, aga isegi kui Bengalsil on top 10 pikk, kas me usaldame, et nad ei võta järgmisse Mars. Jah, täpselt, et see tiim ei ole andnud meile nagu põhjust. Chase ei ole raske valida, vaata. Ma ei imestaks, kui nad tegelikult tahtsid pitsi ja pits võeti varem ära. Aga jah, selles mõttes kõike head Joe Burrow'le selles mõttes, et tule ikka välja sellest, sest jah, see Ravensi Mike Tapp tuli pärast seda pühapäevast mängu ja seal Kyle Hamilton ütles mitu korda umbes pingi peal või Zach Corr ja Kyle Hamilton, defensive coordinator ja Kyle Hamilton siis ütlesid, et Kyle Hamilton ütles otse välja, et ta ei ole mugav, et Joe Burrow ei tunne ennast hästi praegu, et nad tundsid kohe pärast mängu ütles ka, et see Bengals ei tahtnud seal väljakul olla ja kuidagi, et midagi toimub, et loodetavasti kõik on okei. Ja siis üks üsna põnev mäng tegelikult selles osas, et Kansas City Chiefs at Tennessee Titans valedel põhjustel muidugi huvitav. Me näeme Gardner Minshew'd, kes üldse Chiefsil väljakule läheb, sest võib-olla Travis Kelce shotitakse down'i või tahab oma farewell tour'i ikkagi teha.
Rashee Rice ja Trent McDuffie tegelevad vigastustega, aga siin on Titansil võimalus siuke korralik moraalivõit muidugi võtta, aga ka nemad. Aga kas sa tahad? Jah, ka nemad ilmselt tahavad kaotada tegelikult, et see siin mängus, vaata, aga üks asi, mis me peame ka ütlema, mängijad ei saa kaotada, coach'id ei saa kaotada. Sa ei saa panna seda, nagu sa ei saa sinna liigasse jääda. Sa oled professionaal. GM-ina sa saad teha siukseid lükkeid nagu Washington teeb, et Jalen Daniels ei mängi rohkem, vaata, et me paneme ta shutdown'i mänja. Ilmselgelt see on ka sellest tingitud, et pigem on parem, kui me kaotame hetkel. Ja noh, teistpidi on veel see ka, et see on nagu põhjendatav, et noh, meil on Jaden olemas, ta on vigane, et me ei pea teda raiskama siin, aga noh, kui sa oled tiim nagu Tennessee või noh, Tennessee'ks, aga Chiefs, noh, sa ei saa nagu otseselt tankima hakata, et see lihtsalt jah, ma võib-olla noh, selles mõttes ilmselt pühapäev kell 9 on juba selge, Chiefs võidab 20 selle mängu, aga ma ei tea, mul on väike aimdus, et Tennessee teeb siin mingi siukse kõva esituse, mis iganes see tähendab Tennessee Titansi jaoks. Siin on 2 veel. Kelsey on top 5 tight endides catchides ja yardides ta on ka päris lähedal, et nagu ütle, mis sa ütled, Kelsey on ikkagi veel soliidne paganama tight end, mis ta on siis 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ei, ta on siin ju. Oota. Ossa. Hall of Famer. Jah. Kas sa oleks arvanud seda see aasta ja tal on 5 touchdown'i, ma arvan, ta on selle 5 touchdown'iga kuskil päris, mitte päris lähed, ta on see 6 vist või 7. Jah, et nagu lihtsalt Kelsey pooled ka, et nagu ja ta on võib-olla ei ole see, kes ta oli enne, aga ta on ikka päris hea. No jah, Titanide osas jah, ma läksin fantasy appidena ja vaatasin, Kyle Pitts on Titan number 3 see aasta, et see selles niipidi ei üllata, aga teistpidi Travis Kelsey, ärge unustage ära kõige selle kõrval, see tüüp on Hall of Famer ja ta on üks paremaid püüdeid NFL-i ajaloos tegelikult. 2 mängu on early windows veel, võtame korra Buffalo Bills at Cleveland Browns. Noh, nende 2 tiimi osas ei ole väga midagi öelda, selles osas Buffalo tahab võita, Cleveland tahab kaotada. Lihtsalt siin on võib-olla see üks küsimus on see, et kas Miles Garrett saab oma rekordi kätte tegelikult. Ja siin, mis siin ongi, et no Buffalo on veel võimalus division võita, kui Patriots korra kaotab ja Buffalo läbi võidab, et siin jah, see on Buffalo koht mängima hakata nüüd. Ja see kohtuslik võit Võrsil ka, aga noh, Buffalo või Cleveland, suht sama ilm, pole hullu nagu harjunud, sellega peaks lumine olema siuke külm, et ja Brownsi koha pealt ründes sa pead kuidagi Judkinsile andma rohkem ruumi, kui ta palli saab, ta on väga hea after contact, aga tal on üks halvimaid see, kui ta saab enne pihta, enne kui ta jõuab line of scrimmage. Yards before contact vist või mis on? Yards before contact jah, sest et kontakt tuleb nii kiiresti, et see on ründeliini probleem ja skeemi probleem. Või siis selle probleem, et keegi ei usalda su kuradi quarterbacki, kõigil savi saadavad lihtsalt pull outsi vaata. Lihtsalt saata, et see ongi nii naljaks, et meil on need, mis on see NFL Pro või see, kus nagu annab mõlema nagu Browns offense versus defense, Bills offense versus Browns defense. Ja siis Bills offense versus Brown defense on enamustes asjades on top 10 ja siis tuleb Brownsi offense, mis on enamustes bottom 3 ja Billsi kaitse, mis noh, ei ole ka nüüd mingi hea asi, aga noh, siuke liiga keskmik üld, ütleme, et jooksukaitse on Billsil väga halb, Judkinsil on võimalus mängus. See peaks olema, Judkins Ülari Dynasty tiimis võiks ka edasi viia. Ja pikk. No korra ma räägin. Ja siis viimane mäng, mis meil siin on, Los Angeles Chargers at Dallas Cowboys. Cowboysil, nagu sa enne täitsa osa alguses mainisid, Cowboysil on 1% võimalus veel play-off'i pääseda, see vajab muidugi väga palju abi. Chargersi võimalus on selgelt parem, aga mina tahan, noh, LA on võitnud mänge siiani ja noh, see Chiefsi võit võib-olla on üldse, ma ei tea, viimase 10 võib-olla üks suuremaid. Aga ma tahaks Chargersist näha nagu sellist dominantset performance'it praegu, aga noh, mäng on Tallase kaitse on tegelikult natuke parem, cornerid on küll maas, et seal Justin Herbert peaks suutma seda palli liigutada õhu kaudu kenasti. Ja üks asi, kui sa panustad selle mängu peale, mis iganes, oota ära laupäev, sest et kui Eagles võidab, Tallasel on mitte millegi eest mängida enam. Et ükskõik, sa oled küll profisportlane, sa teed seda oma võib-olla hingega, aga motivatsiooni on raskem leida, kui sa tead, et see mäng enam ei loe nii palju. Kui Eagles kaotab millegi pärast, usu mind, Cowboys tuleb nagu firing out, nagu meil on võimalus, 1% võimalus. ja Schottenheimer oma pressikonverentsil ka, ta küsiti, et kas Joe Miltoni variant on ja siis ta ütles, et ei, et ma tahan võita, plaan on Dak Prescottiga hooaja lõpuni minna, et noh jah, Brian Schottenheimer, ma arvan tegelikult noh, tulemusi arvestades muidugi pettumishooaeg Tallases, aga Brian Schottenheimer on natuke ennast tõestanud, aga üks asi, mis mul lihtsalt silma jäi, Chargers, kes siis Ravensist treidis Odafe Owe, saatsid safety tagasi, Owe, kes Ravensis 5 mänguga 0 säkki üldse noh, võime pastiks lugeda teda nagu Ravensis, first round pick. 9 mänguga 7 säkki Chargersis, siis on Tuuli Tuipolotu, kellel on 12 säkki, Khalil Mack, kellel on 5,5, kui need 3 meest on väljakul olnud koos,
on Chargersi pressure rate 55%, NFL-i keskmik on 36%. Kokku on siis mis iganes 25 säkki või midagi rohkem ja Mac on run defense'is üks paremaid edge'e, et noh, see Chargersi front teeb mängud raskeks, et aga noh, ega Tallas ei tahagi palli joosta, nad Dak tahab loopida, et siin tuleb 150 jardi seedile jälle, et Pickens võiks. Ja võib-olla see ongi siuke kõige huvitav mäng on selle koha pealt, et me tahamegi näha, mis juhtub, kui Chargers jääb selja taha, vaata, kui nad peavad viskama hakkama, kas neil on seda weaponit, kas Herbert on üldse piisavalt terve, ründeliin ei aita neil, ründeliin ei ole hea, aga õnneks Tallasel ei ole nüüd väga-väga kõvad kaitseliini ka enne. Kuigi interior rush võib vaata kohale jõuda, Quinnen on hästi mänginud, Kenny Clark on iseenesest mänginud, et noh, jah, jällegi, me oleme sinna Maika trade juurde tagasi, aga kusjuures üks asi, mis ma mõtlema hakkasin, kas nagu, jällegi, võib-olla on Greg Romani süü, nagu kõik asjad maailmas, aga Chargersi receiver'id tegelikult võib-olla on ka disappointing olnud, sest Lad McConkist me ootasime ikka ju noh, 1300 jardi receiver'id, Quentin Johnston alustas kiiresti, Keenan Allen tegelikult mängis hästi vahepeal, aga nagu praegu keda sa usaldad seal meeskonnas, et lihtsalt võib-olla asi, mida jälgida, jällegi Cowboysi secondary vastu peaks seda palli saama liigutada küll, et ei imestaks, kui Herbo teeb siin suure mängu. Aga jah, sellega siis ma loodan, et ükski mäng vahele ei jäänud. Lootsime jah, umbes tund aega lühem osa teha, aga QB arutelu läks nii tuliseks, et väga hea oli. Teeme siis ennustused. Kokku tuleb 3 tundi, pole hullu noh. Nad saate väikse, enne jõule väikse kingi ja järgmine nädal ka. Ülar, sa teed laivis jälle ennustused? Yes. No nii, hakka siis tulema, mul on mõlemad ees. Buffalo, Cleveland, lihtne, Buffalo on ju. See on lihtne jah, jep. Dallas Chargers, ma ju ei tea, mis enne justus. Ma arvan, Dallas võidab, fuck it. Mina lähen ka Dallasega, ehk siis Ott saab punkti siit. Jah, Ott läheb Chargersiga. Ja New England Ravens. Ma arvan Ravens. Mina ja Ott, mina hedge'in, mina lähen Patriotsiga ja Ott läheb ka Patriotsiga. Okay. New Orleans Jets, New Orleans kodus. Kõigil 3, jah. Tampa Bay, Carolina, Tampa Bay. See on, minul ja Otil on Carolina. Okay, ühesõnaga, kas ma olen väga hästi see nädal või ei lähe üldse. Giants, Minnesota. Jep, jah, on küll. Tennessee Chiefs. Mina olen Tennessee'ga, aga Ott läheb Chiefsiga. Denver, Jacksonville, Denver. Denver. Siis Cardinals, Falcons. Cardinals võidab lõpuks kodus. Minul on ka Arizona, Otil on Atlanta. Okay, väga tuksile. Palju on Atlanta. Houston Raiders, kõigil on Houston, ma arvan, on ju. See on Houston, jah. Pittsburgh, Detroit, kõigil on Detroit, ma arvan. Kõigil on Detroit. Minnesota, Cincinnati ja Miami, Cincy on ju. Cincy kõigil. Ja San Francisco viimane on ju. Jah, San Francisco me ei anna Philip Riversile lootust selles mängus. Täpselt, aga jah, siis on korras. Jep, siis on tehtud. Aitäh kõigile, kes kuulavad meid lojaalselt ja huviga. Ja fuck you kõigile, kes ei tee seda. Jah. Ei kuule ju hoidki. No kurat, see ongi probleem. Aga that's the problem. Aga jah, kui teil on QB arutelu osas arvamusi, laske tulla, kirjutage meile ja kirjutage suurde chati, et siis saame ikka, pange ikka puid meile korralikult alla, et võib-olla tekib mingi diskussioon. Aga jah, järgmine nädal tõenäoliselt teeme samamoodi, ilmselt. Vaatame schedule'i üle, aga jah, selles mõttes, et idee poolest teeme samamoodi. Ja nagu me enne rääkisime, kui tahate footy mängida, kas flag'i või kontakti, siis need variandid on olemas ja soovin siis teile kõigile ka ette igaks juhuks häid pühi. Ma võib-olla järgmine nädal ei saa tulla. Et sellega siis tõmbame täna joone alla ka. Ülar, on sul lõpusõnu, minu poolt on juba tšau. Tšau.